Tere tulemast järjekordsesse podcasti. Mina korjan mikri küljest koera karvu. Koera täna kodus ei ole, aga koer siin vahepeal ikkagi tolmutab. Tere tulemast kuulama, vaatama Kris Kala podcasti järgnevat episoodi ja mul on rõõm, et sa siin oled. Ma küll ei näita sulle enda näost välja, et mul rõõm on, aga mul tegelikult on, et mul on alati rõõm. Ja ma toon sinuni täna ka jälle midagi uut, midagi põnevat, midagi teistmoodi ja viin sind väiksele teistmoodi rännakule, sest et tänane episood ei ole selle ümber tiirlev justkui, kus inimene, kes meil saates on või mul vastas siin on, oleks otseselt seotud mõne valdkonna spetsialistiks olemisega. See ei tähenda, et ta ei ole mõnes valdkonnas teadjam, aga tänane saade on natuke teistsuguse suunaga, rohkem võib-olla selline eksistentsiaalsem, rändlinnulikum, kuidagi rändavam ja selline laiem eluline elukogemuse kirjeldus, diskussioon, omavahel arutamine, nii et ma ei tea. Panen valmis, võtta pastakas pliiats, nagu alati ma soovitan, pane häid mõtteid kirja, jaga neid mulle või siis tänasele külalisele hiljem sotsiaalmeedias, kui sa oled ära kuulanud selle ja kui sa ise seda teha ei viitsi, siis tea, et mina olen sinu eest ära teinud selle ja need üksikud head mõtted, 20-25 erinevat leiad sa saate kirjeldusest YouTube'ist või siis ilmselt ka Spotify'st või SoundCloud'ist või kus iganes siis helifail sulle parasjagu kohale jõuab. Et ma olen sinu eest selle väikse noppimise ära teinud. Aga Liis. Tere, Kris. Tšau. Tšau. Tead, sul on juba tuttav nägu. Eesti keskmine. Ei tea, kas just seda ütleks, aga tuttav nägu on ja ma ei mõtle välja, kas me oleme varem kohtunud, vist ei ole. Laivis küll ei ole, ma arvan. Aga samas Eesti nii väike, et ma ei imesta, meie vanuse vahe vist ei ole ka väga suur. Ja ma vist olen natuke vanem. Ja, aga see ei ole nagu meeletu, et võib-olla ikkagi kuskilt on midagi läbi jooksnud, ma ei tea, aga tuttav nägu on sul ja vahel on niimoodi, et osad inimesed tunduvad, et juba tuttav nägu, aga ei tea, et teaks. Võib-olla Austraalias. Võib-olla, aga ma ei tea, kas me olime samal ajal seal. Mis aastates olid seal? 2016 äkki või? Okei, ma olin varem 3 aastat. Siis ei saanud olla. Siis ei saanud olla. No võt, aga ei tea, mine tea, võib-olla mõnes teises elus, kes seda teab. Juhuseid pole olemas, ma olen väga seda meelt, et ka see, et me siin täna istume sinuga, on mingil põhjusel. Mis iganes see põhjus on, me seda hetkel võib-olla ei tea, võib-olla sina tead, mina ei tea veel, aga ma arvan, et see võib-olla tagasi vaadatuna mõne aasta pärast või mõne aja pärast võib-olla saab selgemaks. Aga hakkame pihta sinuga kuskilt. Kus ise alustada tahaksid? Küsin hoopis niimoodi. Hea küsimus. Ja ma ise ka ei tea, kuhu me välja jõuame ja et kuidas ma täna siia sattusin. Ja, miks sa siia laua taga tulid? Ja ma tegelikult olen sinu tegemisi jälginud veidikene juba mitmeid aastaid tagasi. Teadsin, et sa olid Austraalias. Olen sinu raamatut lugenud. Millist? See, kus on pool nägu on kaane peal. Ja, see oli ka pool Austraalia seiklustest. Et seda lugesin ja nüüd ma olen ise sotsiaalmeediast hästi palju eemal olnud. Ja minu sõbranna kuidagi soovitas mul võtta sinuga ühendust, et ma võiksin tulla podcasti ja siis tulin. Väga huvitav. Kusjuures see on üldse, see on väga mitte haruldane, väga levinud nagu võrrand, kuidas inimesed siia jõuavad, on see, et keegi kuskil nägi et ma kutsun või keegi kuskil avastas, et seal inimesed käivad. Keegi kuskil mõtles, et minu sõbranna või sõber võiks minna ja siis teda soovitatakse kas kaudselt või ta kirjutab ise, et kuule, mind soovitati, et öeldi, võiks nagu sinu poole pöörduda. Et see on hästi huvitav, et inimesed tihti ise ei tule, vaid nad kaudselt kuskilt keegi selle esimese pushi nagu annab, et you have to go. No ma ise võib-olla mõtlesin, et mis ma ikka räägin, aga siis ja viimasel ajal isegi paar inimest on mulle öelnud, et sul on nagu päris huvitavad kogemused ja oleks täitsa põnev kuulata sind ja nagu siin ma olen. See on huvitav, et ma ei tea, kus sinul on, aga täna sa saad sellest, ma arvan, üle või vähemalt täiustatud seda, et see pool, et mis mul ikka öelda on. Mina ise olen ka selles kohas, et mis mul ikka öelda on.
ja tead, ei kipu väga teistesse podcastidesse minema, kutsutakse. Mõned korrad olen käinud, aga ma ei ole rahul. Okay. Sest et tunnengi, et ei ole pole nagu midagi öelda ja eks see tuleb võib-olla mingist võrdlusmomendist võrreldes kellegiga, kes on nagu siis mingi tippvaldkonnas, et kõik kummardavad ja kuulavad, tal on tohutu jälgijaskkond ja temal on midagi öelda, ja mul ei ole. Tegelikult see ei ole tegelikult tõde, aga vaata kui huvitav, et see kuskilt selline sisekõne meie sees on. Hakkame rullima seda, et ma olen tutvustusse kirjutanud ka, et sa ise ütled, et sa oled keskmine Eesti nägu, et tavaline Eesti inimene, aga nagu ütlesid ka, et elu, natuke tutvusime sinuga ka eelkõnes, aga detaile me ei vahetanud selles mõttes, et ma hea meelega lootsin, et sa ei tee seda, et saaks saates nagu kuulda. Aga et elu ei ole nagu tavaline olnud. Jaa, vaata, nagu kui ma ise olen kogu aeg igapäev ise endaga, siis mulle tundub, et on tavaline. Aga suht selline, mulle kunagi öeldi selline lause, et hirmsast unenäost on suurem motivatsioon üles ärgata kui heast unenäost. Ja mulle tundub, et elu alguses pani sellise päris hea alguse, et ma ikka kindlasti üles ärkaksin. Aga nüüd ongi aastalt kuidagi paremaks läinud. Ja Eesti keskmine võib-olla nagu selles mõttes, et ei ole midagi teinud sellist, et silma torgata või ma ei tea, ma ei ole mingi influencer või veel ei ole, ja et ma ise ka täiega huviga vaatan, mis siit välja tuleb. Aga vii mind kuskile. Hakkame pihta, kus see tuleb see, et elu pole olnud nagu tavaline? No, lapsepõlv, meie kõigi lemmikteema mulle tundub. Aga ma ise mõtlesin, et kui ma täna tulen, ma üritan rääkida hästi ausalt, aga mitte minna võib-olla mingite teemadega nagu hästi emotsiooni, aga lihtsalt rääkida oma kogemusest. Et emotsioonid ma olen juba mingi aeg ise läbi elanud päris tugevasti. Aga et ma räägin hästi ausalt ja hästi avatult, sest et tegelikult need on sellised teemad, millest ma ei ole mitte kunagi avalikult rääkinud, et võib-olla sõpradele, tuttavatele nagu poetan siit-sealt, aga need on sellised teemad, nagu, mis ühiskonnas tundub, et on keelatud tegelikult avalikult rääkida. Või mulle lapsepõlves siis tundus, et nendest ma kindlasti ei tohi avalikult rääkida. Ja isegi enne siia podcasti tulekut mul oli sisemuses selline tunne, nagu ma reedaksin oma perekonda, kui ma räägin nagu meie saladused välja. Aga ma mõtlesin, et ma teen seda ikka. Aga perekond teab, et sa oled astumas seda sammu? Õele rääkisin, et ma tulen, aga ma ei ole ütlenud, mida ma räägin. Okay. Nii et vaatab nagu, Enne kui sa alustad sellega, ma ütlesin sulle ka meie veebikõnnes sama asja. Et ka mul on tulnud päris palju kommentaare enda isapoolsed perekonnalt siis, et need tegelikult ei meeldi, mida ma olen jaganud siin. Ja ma ei ole ju jaganud see mõttes nagu selliseid detaile, mis võib-olla peaks tekitama inimeses tunde, et midagi on nagu halvasti. Ma alati olen pigem enda isast hästi rääkinud, aga ma olen rääkinud ka asju, mis on mulle nagu minugi juhtunud, eks ole, kus ema isa on olnud osa nagu võrrandist. Ja siis ma alati mõtlen, et ma saan nagu ühtepidi aru sellest, et inimene ei taha, et temast nagu räägitakse, ma kisun tegelikult teda ka avalikult nagu pilti ja mõne mõttes vastu tahtmist nii-öelda, aga samal ajal see on ju minu kogemus, see on ju sinu kogemus, et vaata ja kuulele samamoodi, et kui sa nagu otsustad midagi jagada või kellegiga rääkida milleski, siis kuidas sa jagad kogemust ilma, et sa räägiks või sa ei saagi võrrandist teist inimest eemaldast, et see on sinu lugu läbi sinu kogemuse, et ma ei saa seda ära võtta sealt. Et ma arvan, et see on siuke, ma ei teagi, kas siis kuidas sellesse nagu suhtuda, et kas olla ükskõikne ja rääkida enda lugu või siis vaikida elu lõpuni mõne mõttes enne, sest et keegi teine võib ka tunda ennast puudutatuna. Ja, ma olen tegelikult, ma juba lapsena teadsin, et ma räägin välja, et teised mu perekonnas, ma ei tea, kuidas nad nii tugevad on, et nad ei räägi, aga ma olen alati tundnud, et mingil hetkel ma kas räägin välja või ma kirjutan välja, et ma olen mõelnud, et kirjutan ka mingi raamatu või midagi, aga see kirjutamine ei ole kuhugi jõudnud. Aga see oleks päris lahe. Okay. Ma arvan, et inimesed loeks, raudselt loeks, eriti kui need sellised ehedad, sellised toored kirjutised. No vaatame. Ja. Aga ma ei teagi nagu, et nüüd nagu räägime ümber mulli, aga sinna asjaan ikka ei jõua, aga siis ma ei tea, ma usun, et päris palju Eesti peresid on kogenud vägivalda ja minu peres siis samamoodi. Ja selles mõttes mul on lihtsam rääkida, et mul isa on tegelikult surnud praegu. Ja ta oli ka alkohoolik
aga lihtsalt võib-olla mis teeb erilisemaks selle, et ta oli nagu hästi räigelt vägivaldne, et ta tegi nagu päris hulle tempe, et alguses see, et ema sai peksa, oli nagu lihtne, onju, et ta hakkas kuidagi, näiteks, ma ei tea, saagis öösel aknad maha, et siis peitsime mootorsaete eest ära või kirved või noata eest ära, siis ta võttis näiteks, mis iganes ta leidis ja lõpuks ta leidis siis bensiini, et põletas meil näiteks lauda maha ja siis ta lõpuks pidevalt ähvardas ennast kogu aeg põlema panna, et kogu aeg valas end bensiiniga üle. Ja siis, kui ma sain lõpuks 15, siis minu ülesanne oli alati see, et teda takistada, et issi ära tee, onju, et teisi ta ei kuulanud ja siis, kui ma olin lõpuks teismeline ja ma tundsin, et ma täiega vihkan teda, siis ma lihtsalt karjusin, et nagu pane ennast lihtsalt põlema. Ja ma nagu oma sisemusest tundsin, et nüüd on nii, et kas nagu tema läheb või mina lähen, et ma nagu ei jaksa enam. Ja ma tundsin, et nagu universum sai mu sõnumi kätte ja siis ta läks nagu tiku karbi pihta ja lihtsalt süttis põlema minu, mu venna, mu ema ees. Ja päris rets. Ja mida kuradit? Jah, et ta surigi niimoodi siis, et pani end põlema. Ja mul on nagu mingid mälestused, aga ma ei ole kõikides mälestustes kindel, sest et vaata aju hakkab nagu hakkab kaitsma. Aga üks asi, mida ma mäletan, et see juhtus nagu koridoris, mul vend lükkas ta kuidagi õue ja siis ma oma toast nägin nagu seda leeki ja siis ma mõtlesin, et nüüd ma põlen oma tuppa ära, et aju nagu lihtsalt täiesti lülitus välja, kuigi mul ei olnud tegelikult ohtu. Aga ma olin nii, okei, nüüd ma põlen siia majja ära. Ja siis ma kuulsin, et vend hakkas karjuma, et too vaibad, too mingid asjad ja siis ma hakkasin jooksma nagu mingeid asju tooma, et saaks ära kustutada selle leegi. Aga sellest kustutamist ei olnud kasu? Me saime nagu leegi maha, aga põhimõtteliselt kohe, kui sa tõstad, vaata siis kerkis sealt uuesti ülesse ja siis lõpuks jõudis kiirabi ja siis oligi, et ma nagu väga täpselt tegelikult ei mäletagi, ma arvan, et mul nagu mingid asjad ära kustunud sealt. Ja siis ma tean, et sellel õhtul ema lihtsalt andis mulle rahustit tegelikult ja siis ma jäin magama. Et jah, siuke öö siis. Ja siis see oli umbes reede õhtul ja esmaspäeval lähen jälle kooli. Teen nagu lalalala. Et kõik on hästi või nagu, et ok. Ja sa olid 15? Ma olin 15, jah. Õde vend olid? Mu vend oli äkki siis 22, õde 23, aga õde sellel hetkel ei olnud kodus, et vend oli nagu... Ja ma mõtlen, et mu vend oli tegelikult täiega noor ja nagu hullult tubli, et ta organiseeris põhimõtteliselt kõik asjad ära või nii-öelda päästis meid. Et emal oli ka täiesti nagu juhe koos, et ta ei oskanud nagu mitte midagi teha, et täiesti šokis nagu. Päris rets, sa pead siukse 15 minuti pealt siukse... Väike sissejuhatus. Ja, mul nagu tekivad nagu unnik küsimusi tekib enda peas kohe, et... Küsi. Kas teil alkoholijoopus, kui tegi seda? Jaa. Huvitav, kas kui palju mängib rolli nagu selles alkoholi, kui palju siis tegelikult oli nagu tegelikult see, mis iganes inimese sees siis on, kui ta on mitte nagu purjusolekus või nende... mis iganes mõjuainete all, et tegelikult see pinge või mingi muu asi, mis ta sees on, et nii suur vaata olnud, mille eest tegelikult põgeneb siis alkoholisse või kes põgeneb seksi või toidusse või Netflixi. Et huvitav, kumb see siis tegelikult selleni lõpuks nagu viis? Tead, ma ei tea, sest et ma mäletan kainena oma isa, ma olin nagu pisike lemmiklaps kain ja pesamuna ja ta oli tegelikult täiega hea ka või ta armastas loomi ja oli hästi siuke südamlik, et ma mäletan neid hetki ka, aga lihtsalt iga aastaga see alkoholivärk läks nagu aina retsimaks või ma ei tea, ta nagu isegi katsetas meie piire ka või et tegelikult see, et ta isegi põlema pani ennast, see oli nagu, ta ei tahtnud, ta nagu mängis kogu aeg selle piiriga nagu, et kas ta nüüd, ma ei tea, kas ma jälle jooksen teda, et ta ära tee seda või ma ei tea, et ta kogu aeg käis ka kõiega ringi, et tahtis ennast üles puua ja siis ikka oli nõnda, et kedagi teist ei kuulanud, siis saadeti mind ja siis ma olin nagu, et ma ei tea, et issi ära poo ennast üles või umbes niimoodi käisin ringi nagu. Sa oled teraapias käinud ka või? Või kuidas sa tegelenud oled sellega? Kuidas see mõjus sul üldse? Mõtlen nagu, et sa oled täna, ütleme, poole vanem on ja peaaegu. Ja isegi rohkem kui poole vanem.
Jaa, selles mõttes, et ma olin 9. klassis siis ja teraapia ei olnud teema või nagu ja nagu keegi ei küsinud ka mu käest, kõik teadsid, et isa suri, aga see oli nagu siuke teema, et seda ei puudutatud, onju. Või et kellegi peresisesed asjad. Ja kui keegi oleks küsinud, ma olen kohe kõik ära rääkinud. Aga kuna nagu täiskasvanutest mitte keegi ei küsinud, siis ma ei rääkinud ka kellelegi. Et võib-olla nagu oligi mingid sõbrannad, kellele natuke nagu sosistasin ja rääkisin, aga kogu aeg oli siuke tunne nagu reedadki oma perekonna saladuse. Ja samas nagu lapsena on siuke tunne ka, et äkki teistes peredes on sama, aga lihtsalt teised ka ei räägi. Et ma ei teadnud nagu, mis see piir on, või kui palju teised räägivad. Et ma tean, seal teised lapsed olid ka, kellel samamoodi isad olid, ma ei tea, jõid alkoholi ja olid ka vägivaldsed. Et, aga ma ei teadnud, mis levelini nende need lood ulatusid. See on päris huvitav, mis ütlesid praegu, et ma püüan nagu ise mõelda ka ja kuulaja vaata võib-olla saab ka mõelda selle peale, et see ei pea olema nagu seotud enda vanematega või mingi muu teemaga, et perekonna saladusi nagu välja öelda, ütleme isa surma põhjuseni põhimõtteliselt. Et huvitav, kas seal mingi nagu häbi või mingi piinlikkus nagu taustal, et ei julgenud nagu rääkida, et tavaliselt ikkagi üldse tavaliselt mõtlen, kui meil on nagu koolis, mul on ka ikka koolis käies nagu mingisuguse klassivennad või klassiõed või paralleelikad või koolikaaslased on surma saanud, eks ikka juhtub, ma olen igas koolis seda ikka aeg-ajalt, et kas laps saab surma või keegi laps ja vanem saab surma. Ja siis sellest mingi info ikkagi tavaliselt nagu on. Või võib-olla see on, ma ei tea, kas võib-olla see on lihtsalt mingi lugu, mis on räägitud, tegelikult ei olegi tõde, aga mingi nagu avalik info on nagu ikkagi välja tulnud. Et huvitav, et sul selline nagu... Ja kusjuures ma tegelikult ei tea, mida teised teadsid. Või nagu, mida mu klassiõed, klassivennad, mul pole õrna aimugi, sest et keegi mulle nagu midagi ju ei öelnud. Et, aga jah, nii et ma tegelikult ei tea. Võtta, kus on elus tegelikult isegi nagu väga rets kogemus. See mõttes ma ei kujuta ette, kuidas ma oleks nagu ise reageerinud, kui mul oleks sellise juhtunud, aga ma ei ole siin saates ka seda rääkinud ja tegelikult ei taha ka väga puudutada, aga mul ka ühe pereliikmega on olnud enesetapu katse silme ees. Ja ma mäletan, see oli päris šokeeriv. Ma ei näinud seda pealt, kuidas ta seda teha püüdis, aga ma kuulsin, kuidas ta teha üritas. Okay. Ja ma olin siis võib-olla nagu, ma ei tea, 8-9 või. Ma ei tea, ise mäletab seda. Aga see, ma ei kujuta üldse ette, aga mõtlen selle peale, et huvitav, meil on maailmas nii palju erinevaid elus nagu tabuteemasid, surmast ei räägita ja siis inimest ei räägi seksist, eks ole, ja ma ei tea, ei räägi siin... ma ei tea, millest veel ei räägita, et mingit hästi üldse nagu ei räägita. Vetsus käimisest ei räägita, et see on nagu imelik. Kõik me teame tegelikult, me käime kakal ühte moodi, et aga me ei räägi sellest. Siis naised küll ei käi. Jah, naised küll ei käi. Et ma ütlen alati nagu pool näljaga seda, et vetsus pügime peput ühte moodi kõik, aga keegi ei räägi, kuidas see käib. See on nagu nii naljakas, et mingid asjad, millest me lihtsalt ei räägi ühiskondlikult. Ja see on nii nagu veider, et me hoiame nagu kinni mingitest teemadest, mille me tõstame nagu pedestaalile, et see on justkui nagu tähtsam või et sellest ei tohi rääkida. Ja see on täiega veider. Ongi. Ja ma olen ise ka viimasel ajal mõelnud, et see on ülimalt veider. Ja siis näiteks, kui ma mõtlen oma ema või õe või venna peale või ma ei tea, isa peale, et nad elasid ka mingisuguse teadmisega, et nagu seda ei tohi rääkida. Aga ilmselt seal ei olnud nagu mingit loogikat, vaid see oli mingi ühiskondlik nagu, ma ei tea, otsus või nagu, et meil ühiskonnas on niimoodi, et sellest nagu ei räägita ja siis me nagu lihtsalt võtame selle, et jaa, nii ongi ja siis elame nii. Mul on pandud see märksõna ka ja ma ei tea, kas see läheb kokku sellega või oskad siia seda sujuvalt edasi viia siit, aga et sa tundsid mingil hetkel, et elu on sinu vastu. Ma arvan, et mitte mingil hetkel, vaid ma arvan esimesed 20 eluaastat. See ei olnud isegi nagu et ma tundsin, vaid ma arvasingi, et see ongi nii. Ja ma arvasin, et kui keegi nagu mõtleb positiivselt, siis ta lihtsalt pole veel saanud nii palju nagu elukogemusi, et küll ta veel õpib, et kuidas päriselt on. Ja täiega. Et mingi 20-ndates oligi minu parim sõbranna ütles mulle, et Liis, et mõtle positiivselt, et siis tulevad head asjad. Ma olin nagu et sind väikest naiivset sõbrannat, aga väga nunnu, et sa üritad mulle nagu tal oli õigus tegelikult. Aga kus need kohad on nagu olnud elus, kus sa tunned seda, et elu on sinu vastu olnud? No ütleme nii, et
no mulle tundus, et elu ise ongi nagu ellujäämiskool või noh, et ta ongi nagu sihukeste katsumuste peale üles ehitatud ja ma lihtsalt üritasin nagu leida mingisuguseid, ma ei tea, tehnikaid, et ellu jääda, aga funktsioon ei olnud see, et nagu mingi elu oleks, ma ei tea, ilus või ma ei tea, oma unistusi täide saata, vaid nagu oligi see, et kuidas ma nagu järgmise päevani vastu pean enam-vähem, et ja siis samal ajal teha ka nagu suht head nägu, sest et ma arvan, et inimesed, kes mind teavad, on mind alati pidanud hästi rõõmsameelseks nunnuks. Praegu ka räägid hästi. Aga praegu ma olengi, aga ma varem ei olnud, no ma olin ikka, ma arvan, et 15–20 ma suht nagu nutsin iga päev nagu salaja ja ma ei usu, et nagu keegi teab seda, aga noh, ma ikka olen pisaraid päris kõvasti valanud. Jah, see on nagu, ma olen ka tundnud seda. Ma olen saanud 35 augustis ja ma julgen nagu öelda, et ma tunnen tänaseni veel aeg-ajalt, oluliselt vähem kui varasemalt, aga et seda, et elu minu vastu. Ja ma saan aru, et ma olen ohvrirollis ühtepidi, aga teistpidi tekibki selline nagu mingite valdkondadega elus. Tekib nagu see lootusetus, et või noh, nagu sa vaatled seda olukorda, mis sa koged ja kuidas sa oled ja teed ja oled ja siis mingid hästi muutu. Kuigi sa nagu justkui nagu omast arvast nagu annad kõik, et see muutuks. Kogu aeg tegelikult aktiivselt tegeled sellega ja mõtled sellele ja edasi ja siis tekibki see tunne mul ka, et fuck, et see elu lihtsalt nagu fuck, see tahab kust saada vaata, noh. Ja ma arvan, et kõik on seda tundnud mingites kohtades, aga reaalsus on tegelikult see, et see on ikkagi noh, väga tugev ohvri mentaliteet, et sealt on võimalik välja tulla, aga samas ma ei tea, kui palju sa üldse ise esoteerikat või spirituaalset maailma nagu käsitled või usud või ufosid või elu pärast seda või elu enne seda, on. Ja ma tegelikult ma arvan, et see maailm on suht mind ära päästnud või noh, et ma tegelikult võib-olla olen nagu kogu aeg uskunud, aga mulle tundus, et intelligentne inimene ei ole, ma ei tea, Eesti ühiskond kuidagi oli nagu, et kui sa oled usklik, siis sa oled, mulle tundus alati natuke vähem intelligentne kui see, kes usub teadusesse. Ja ma tegelikult ise ei ole kunagi eriti teaduse inimene olnud, aga siis ma mõtlesin, et jätta hästi intelligentset muljet, siis ma ikkagi nagu natuke teen sükest nagu, et ma olen ka süke. Aga jah, kui me pärast võib-olla jõuame sinna Austraalia juurde, et seal mul toimus nagu täielik kannapööre elus. Awakening. Noh, mingis mõttes jah, vähemalt minu enda jaoks jah, et see oli täielik. Sinna me jõuame jah, aga ma tahtsin seda ka veel öelda sulle, et mul oli siin umbes aasta tagasi, eelmine suvist oligi vestlus, ma olin madalas punktis ja läksin endast sõprade juurde, minust paarkümmend aastat vanemad inimesed, kes on ka sellised spirituaalsemad ja ütleme, mulle see sõna spirituaalsus meeldi, aga elavad ja usuvad asju natuke teistmoodi kui see, mis siin maal nagu töötab ja toimib ja elavad oma eluga niimoodi, et nad ongi kuidagi nagu sellest süsteemist nagu väljas täiesti. See ei tähenda, et hipsterid kuskil on hütis elavad, vaid nagu ikkagi normaalne uus modernne maja ja normaalne rajoon, aga nad enda elu on ehitatud nii, et nagu elavad, noh, nagu mina natuke täna ka, et ma olen nagu osa ühiskonnast ja samas väga tugevalt tegelikult üldse ei ole ka. Ja nendega rääkisin ja see naine siis on selline, kes tahab kuulata siis Anu Pihl on mul podcasti külaline kunagi hästi ammu ja Ainar Lepik, et nemad kaks on need, keda ma praegu räägin siis, aga Anu ütles sükse huvitava lause, mis mind nagu kõnetas ja nagu mul energia kindis ka, et see planeet maa ongi fucked up koht. Ja see ongi, et lihtsam on aksepteerida, et siin ongi paljud asjad perses heas mõttes. Ja see ei ole kuidagi nagu pessimistlik, vaid suuremalt siis, kes iganes tahab uskuda võtta, aga suuremat pilti vaates siin ongi väga palju asju nii nagu olema ei peaks. Mis iganes põhjuseline, kas see on kellegi manipulatsioon või sunniviisiline või kogemata juhtunud või jumala loome või ma ei tea, on see mingite rasside töö või siin ei ole vahet lõpuks, mis usud. Aga et siin ongi fucking raske ebameeldiv. Siin ongi pidev ebameeldivus ja leia see viis, kuidas saad adapteeruda ja kohaneda ja hakkama saada enda parima võimekus juures. Ja ma täna tunnen seda sama hästi ise ka. Et ma hakkan nagu aru saama sellest, et mul ei ole mõtet rääkida endale mingit lugu, et issand, kui tore on siin olla. No, ma tegelikult ei taha siin olla. Ja ma ei räägi enesetapust, aga ma tegelikult ei taha siin olla. Aga ma usun seda, et me kõik oleme tulnud siia. Ma tahan siin olla. Mulle tegelikult täiega meeldib siin olla, aga näiteks, mis on võib-olla nagu paradoksaalne,
ma ei taha lapsi saada, Okay. et ma ei taha lapsi siia tuua, sest et noh, samas on ka suht hullar siin, vaata, et aga noh, jah, me jõuame sinna nende teemade juurde ka, et kuidas ma jõudsin selleni, et mulle tegelikult meeldib siin olla või nii kaua, kui ma olen, siis ma nagu, ma ei tea, annan enda parima, vaatame siis. Jaa, okei. Juba tiiserine siin 2 eesolevat teemat, et okei, aga enne kui me lähme sinna muude kohtade juurde, siis mis veel on olnud sellist, mis su elu nagu kujundanud võib-olla noorena? Mis on siis mõjutanud peale selle, et see isa surm nii-öelda siis? Tead, ma arvan, et no, see suht lapsepõlv mul tegelikult keerleski selle teema ümber üldse, et nagu hakkama saada. Võib-olla, ma ei tea, koolis, käisin ülikoolis, isegi selle suutsin ära teha. Ja siis ma läksin Norrasse tööle, mul vend oli seal kokk ja ma sain minna nõusi pesema. Ja Norra riigis, ma arvan, hakkas kuidagi esimest korda, nagu said Eestist välja ja siis sa hakkad tajuma, et teises riigis on ikkagi natuke teine mentaliteet. Ja nendel oli kuidagi see, et ma olin hästi vaikne, ma ei rääkinud peaaegu mitte midagi, pesen seal vaikselt nõusid ja siis nad tulevad ja kallistavad mind ja ma olen nagu, miks nad mind kallistavad, nagu mis neil viga on, aga siis ma kuidagi hakkasin lahti sulama. Ja siis peale Norrat läksingi Austraaliasse ja noh, sealt ikka hakkas tulema no päris huvitavaid kogemusi ikka. Kaua sa Norras olid? Norras ma olen olnud hooajati tegelikult päris palju, et ma olen nüüd isegi viimased aastad nagu mingi suviti näiteks olen mingis hotellis teinud hommikusööki ja siis talvehooajal. Et ma ei tea, palju neid aastaid kokku tuleb, et ma olen suht siuke hooajatöötaja, ma ei suuda kusagil jääda nagu liiga kauaks. Ma ei tea. Ma ütlen kokku 5-8 aastat, ma ei tea, kuskil seal vahepeal. Seal kas see nimetame seda suutmatuseks, aga mina arvan, et see on siuke väärtuste ja valikute küsimus, et prioriteedi mõttes, aga et mis sa ise arvad, mis selle taga tegelikult on, et kas seal ongi huvi nagu kogeda pidevalt uut või no mingis mõttes on, aga ma vaatasin oma seda human design kaarti ka, ja seal tuli välja, et ma olen a la projektor, ja siis seal on mingid keskused, ma ei oska täpselt öelda, aga minu koht ütles, et mul on mingisugune keskus, mis teistel kõigil on a la avatud ja mul on siis mingi suletud, ehk et ma suudangi teha projekte, et alguses panna powerit ja mingi hetk mul lihtsalt nagu ei tooda seda energiat peale. Ja no ma ei tea, kas see on tõsi või mitte, aga see minu puhul tegelikult täiega kehtib, et ma nagu püüan olla küll hästi hea töötaja ja panengi täiega panustan ja siis ma lihtsalt nagu paari kuu pärast pannud, et nagu mul lihtsalt pole mitte midagi anda. Mul on, ma ei mäleta, mis minu human designi see, ma olen nagu tahtnud teha endale, et ma hull fänn sellel ei ole, aga ma olen lasknud nagu huvi pärast teha ja mul on vist sinuga sarnane see vähemalt see osa, et ma olen ka see käivitaja ja siis, kui ma tunnen, et see projekt on nüüd valmis, minu jaoks on panus tehtud, siis ma tahaks jalga lasta ja alustada uut. Sama. Et noh, samas seda ma olen siin 8 aastat teinud, aga muud asja ma näen jah, et on nagu selliste noh, teed ja rohkem ei taha. Tahaks nagu uut. Või lihtsalt, mul ongi nagu ma ei suuda. Et ma olen täiesti läbi ka põlenud nagu niimoodi, et ei suuda püstigi tõusta ja noh, jah. Aga ühiskond on selline, et kõik tunduvad nii tublid, vaata. Siis ma olen nagu, et kuidas ma nii nõrk olen. Ja siis ma ikka nagu surun ja siis noh, läheb pekki. Ja vaata, seal mulle tundub ka, et see ongi vist see koht, et mitte, et ühiskond tugev ja saad nõrk, vaid seal vist tuleb aru saada sellest siis, et mis on see sinu ja minu või vaataja kuulaja enda nagu see eripära või koht, kus on see potentsiaal. Kui see pole see, siis noh, okei, fine siis on. Et mul tekkis see taipamine siin ka alles hiljuti läbi mingite rahateemade või eneseteostuse, et sain ka aru, et see ei ole minu tee. Nagu jumala fine on tunnistada endale, et jah, ma võib-olla ei saavuta mitte kunagi sellist rikkust, millest ma just unistan või mida ühiskond peab nagu normiks, kus on mingid, ma ei tea, pangalaenud ja mingid uhked autoliisingud ja mingid ulmereisid ja asjad ja mingid, ma ei tea, krediitkaardid, investeeringud, pensionifondid. Ma võib-olla ei mängi mitte kunagi seda mängu siin maailmas. Ja ma saan ka aru, ma olen tulnud tegema midagi muud. Ühtepidi on see nagu valus. Ikka tahad osa olla nagu normist nii-öelda. Aga teistpidi pead aru saama sellest ka, et kui see ei õnnestu ja pole juhtunud viimased 35 aastat, siis noh, kust nüüd peaks järsku tekkima see koht, et nüüd õnnestub. Sest ma näen, ma arvan, et enda tundma õppimine on lihtsalt hästi oluline. Ja nagu ausalt endale nagu otsa vaatamine ka, et
olen see siis mina või mitte, Human Designist rääkides mul laps on reflektor. Okay. Päris kihvt topeltpeegelduse kogemus on mul siin kodus kogu aeg. Okay. Et ja see on üks koht, kus ma ise täna tunnen, et sa mainisid laste teemat ka, et ma olen seda siin elukaaslasega rääkinud ja isegi vist saates mõned korrad öelnud ka, et kui keegi oleks mulle ette öelnud absoluutselt kõik, mida toob kaasa lapsevanemaks olemine, et ma vist ei oleks teinud. Ja see ei ole see, enda laste armasta või nagu, et ma kahetsen viga, ei kahetse. Aga fuck, see on keeruline. Nagu see ei ole üldse lihtne vastutada. Usun. Et, ja see on päris nagu huvitav kogemus ja ma täitsa mõistan sind, kui sa ütled, et sa ei taha. Ma nagu high five, saan nagu täitsa aru selles mõttes, et ja ma kuutan ette, et on inimesi, kes kuulavad seda lauset ja sinu peale võib-olla ka trigerdused ka. Jaa, ma olen täiesti kindel. Sa ei tule, tee lapsi, mis jutt see on. Jaa, ma olengi nagu see ühiskonnale kahjulik element natuke, sorry. Parasiit, tagasi ei anna. Jah, aga ma toon positiivsust. Tuleme Austraalia juurde. Nii. Hakkame sellest kuskilt rullima, ja siis sul on veel siin, ma tegelikult tean, sul on siin veel, oled sa reisinud päris palju ringi ja siin on mõned punkti, milles ma peatun ka, siis ma tahan nendest kohtades ka rääkida, aga hakkame Austraaliast pihta, et mis sind sinna üldse viis, mis oli see otsus, kus tundsid, et okei, ma pean minema ja just sinna. No esiteks kodus ja võõrsil. Lapsepõlve unistus. No ma arvan reaalselt, et kodus ja võõrsil aitas manifesteerida poole Eesti Austraaliasse, nagu tundub loogiline, aga ma olingi tegelikult Norras, tol hetkel tööl oli mingi jõulupidu ja siis ma eestlasena hästi tubli töötaja, et kuidagi pesin seal neid nõusjaga, olin ka ettekandja, siis koristasin seal saali, siis aitasin kokkasid ja nagu hästi-hästi kiire oli. Ja siis üks peakokk ütles mulle, et tead Liis, et eelmine aasta meil sinu asemel oli nagu 5 inimest, ja ma olin nagu, et oh my god, ja ma olingi, mul juhe jooksis täiesti kokku. Ja siis tööpäeva lõpus oligi, et teised kõik saadeti koju ja siis mina ja üks mees, me pidime nagu kõik ära koristama, nagu kõik selle laga ja siis ma lihtsalt järgmine päev ütlesin, et nii et siin on minu lahkumisavaldus, et ma lähen minema ja ma olen Austraaliasse. Ja kuna ma selle neile välja ütlesin ja kõik nagu naerisid selle peale, siis ma ütlesin, nii, okei, nüüd ma pean minema. Ja siis kuidagi selle pärast läksingi. Et teistele ka võib-olla tõestada, et nii, et lähen ja teen. Aga taustal tegelikult oli see, et viskas kopa ette? No täiega. Mul elus juhtuvadki selle pärast asjad, et mul viskab nii kopa ette. Et jah, see nagu valu on kõige parem nagu nõelravi minu jaoks olnud siiani. Ja Austraalia ise, no esimene aasta oli suht selline tavaline, olin mingi ettekandja, olin Gold Coastil. Sa läks ikka kohe Gold Coastile Brisbane'i juurde? Ja hästi äge on selline paradiisi koht, ma arvasin, et ma mitte kunagi sealt ära ei tule. Ja siis vaata, tuleb seal teha need farmipäevad on ja siis ma sattusin kuidagi Perti kanti oma parima sõbrannaga, kellega... Ainult 5000 kilomeetrit üle Austraalia. Jah, siuke väike reis. Ja siis me pidime koos minema piimafarmi, aga siis sõbranna leidis, kohe tuli Austraaliasse, leidis endale peiksi. Kohalikku? Ja no tegelikult ta oli ka sisse tulnud Austraaliasse, aga ikkagi... Ja siis tema jäi oma siis uue peikaga ja mina läksin üksinda farmi. Ja siis seal farmis ma sain tuttavaks siis ühe saksa noormehega, kellega ma ise pärast reisisime ja tegime Austraaliale ringi peale. Et meil oli siis 4 veduauto ja ma ütleks nagu elu parimad ajad, et just see vabaduse tunnet, vaata, ma ei tea, lähen sinna, kus tahan, mitte kellelegi midagi ütlema ei pea, nagu, et see oli täiega äge. Aga tema oli ka muidugi see inimene, kes tõi mulle selle transformatsiooni, et ma läksin omadega täiesti põhja, kui ta mind maha jättis, vaata. Eks te olid suhtes? Ja et alguses me niisama nagu chillisime, siis pärast olime suhtes, siis reisisimegi seal peaaegu aasta, natuke vähem. Ja siis jättis mind maha. Aga niimoodi, miks või mis? Tead, see oli nagu, tema oli tegelikult esimene inimene minu jaoks, kes oli natuke siuke spirituaalne. Ja ta oli ise Jehoova tunnistajate perest, aga kui ta oli 16, siis ta ütles oma vanematele, et see ei ole nagu minu usk, aga nendel on hästi tugev see, et kui sa ütled selle lahti, siis kõik, kogu kirik ja kõik ütlevad sinust lahti. Ja tema tüdruksõber oli ka
kui ta oli 16 Jehoova tunnistaja, siis nad ei tohtinud enam koos olla. Ehk tal oli ka siuke südamevalu, vaata, et mingi kunagine armastus, kellega tal ei lubata koos olla. Aga muidugi Austraalias me olime juba palju vanemad, aga tal oli ikka oma kukla taga see mingi vana armastus. Ja siis alguses, kui me tutvusime, siis ta tegelikult mulle isegi väga huvi ei pakkunud, aga lihtsalt tema nagu hakkas mind sebima tegelikult. Siis ma olin, okei, nagu et tal on päris hea huumor ja nagu et täitsa tore. Ja mina tegelikult pärast täiega armusin ära ja ma lootsin, et äkki tal sealt kukla tagant see vana tüdruksõber nagu kaob ära, aga seda ei juhtunud, jah. Et ja nagu tegelikult täiesti tavaline lugu on mingi noormees, jätab sind Austraalias maha ja nagu mis siis ikka. Aga mul oli veel kuidagi siuke koht, et ma mõtlesin oma peas, et peale seda, mida mu isa tegi, ma arvasin, et mitte midagi ei saa mulle enam mitte kunagi nagu nii palju haiget teha. Ja siis kuidagi see, et ma olin täiesti üksi Austraalias ja ta jättis mind maha, siis ma nagu sattusin veel hullemasse kohta, ma ei tea, kuidas see võimalik on. Ja siis ma mõtlesin, et täiesti pekkis, et nagu kõik, mis ma olen kogenud, tundus nii mõttetu nagu, siis ma mõtlesin, et okei, et täiesti mõttetu, ma olen ise ka suht nagu, olen mingeid asju teinud, aga suht mõttetu enne. Siis ma hakkasin mõtlema, et kas on nagu mingid inimesed, kui mind enam ei ole, et kas nagu, ma ei tea, keegi tunneks puudust enne. Siis ma mõtlesin, et okei, ainult üks inimene nagu ema, ma arvan, et ta ei peaks vastu, et kui ma võtan need tabletid sisse enne, aga kõik teised suudaksid ilmselt eluga edasi minna, isegi kui nad oleks kurvad enne. Ja siis ma olin seal nõnda, et okei, et olin nagu oma mõttetuse tipul, siis ma mõtlesin, et kas ma leian veel mingi asja, mis annab mulle elule mõtte. Ja siis mulle meenus, et see sama Jakob, kes mind maha jättis, ta rääkis oma sõpradest, kes olid käinud Tais vipassanat tegemas. Ja siis ma mõtlesin, et äkki ma lähen ka seda vipassanat tegema. Ja ma läksin tegelikult isegi natuke selle mõttega, et äkki ta tahab nagu tagasi mu juurde tulla, et nagu olen ka lahe. Aga jah, läksingi siis seda vipassanat tegema ja sealt tuli minu jaoks nagu täielik kannapööre oma elus. Enne kui me sinna lähme, tahan veel Austraalias korra rääkida sinuga. Nii. Kaua kokkult sa olid Austraalias? 2 aastat. 2 viisat siis või? 2 working holidayd? Mul oli sama kogus. Et ma arvan, et ma olen nagu võrdlemisi vähe reisinud võib-olla maailma mõistes, aga mul on selline tunne, et Austraaliat ei ületa mitte miski. Et ja mul on nii positiivsed kogemused, vaatamata sellele, et ma murdsin seal oma käelugud ära ja songa operatsioon oli ja olime rahatud ja raske tegelikult oli, ja siis faks oli nagu elu kõige ilusam aeg üldse. Oli, jah. Et ja ma täna mõtlen, et isegi mõtlesin vahepeal tänases nagu staadiumis siis enda perega sinna minna, nagu elama. Okei. Jube keeruliseks on tehtud see. Seal on ikkagi mingid jõhkrad tingimused, mis peavad olema täidetud, ma ei tea, sul peab olema mingi kontol mingi papp juba olemas on ja ma ei tea, seal ei tohi koera kaasa võtta sisse, sest et need pannakse karantiini 6 kuuks ja siis enamasti need koerad surevad karantiini hotellides nii-öelda nagu kurbuses suhtes ära ennast, et nad ei näed omanikke mingi tohutu teema vaata. Ja ma ei tea, kas see üldse on võimalik, ma tean, et osa tiimist on läinud ja kuidagi saanud, aga niimoodi perega on oluliselt keerulisem minna, kui üksinda või paarina lihtsalt lähen ja siis olen selline. Aga mind raputas Austraalia, ma arvan, kõige rohkem. Nii arengu mõttes kui ka nagu kultuuriliselt. Et, no nii suur trust lihtsalt Eestiga, et täitsa perses lihtsalt. Et sorry, aga no lihtsalt nii retsna, juba alustas kliimast ja inimestest. Et, ja nad on nii rõõmsad. Nad on nii rõõmsad. No nagu sina, nad on nii rõõmsad lihtsalt. Aga oli nagu minu esimene mälestus Austraaliast. Istusin Brisbane'is rongi peale. Mul oli pilet ostetud, istun sinna ja siis tuli kontroll ja siis rongijuht ütleb... No ma panen siis eesti keeles, et pange oma piletid ja vabandused valmis. Ja siis ma mõtlesin, et issand, ta teeb töö juures nalja. Ja ma olin nagu, et nagu julgeb siin avalikult mingi inimestele kuidagi nalja visata ja see oli minu nagu siuksele korralikule inimesele nagu kuidagi väga veider. Inimesed teevad siin tööl nalja ja mis neil viga on. Piletid ja vabandused ehk vabandused, miks piletid pole? Ja täpselt. Et jah, see oli nagu mu esimene kogemus seal. Kas puutusid kokku ka nii-öelda kohalikega ka väga palju või? Mul tegelikult alguses endal tekkis ka sealt üks austraallasest poissõber, et tema nagu tsipa, ta viis mind igale poole ja selles mõttes oli ka äge. Aga võib-olla mul temaga tuligi see tunne,
et ma vist ikkagi ei jää Austraaliasse, et ma olen ikkagi mingis mõttes päris palju erinev ja jah, ma ei oskagi öelda, aga lihtsalt jah, sain oma selle. Aga kuskil kohalikega elada koos ei õnnestunud niimoodi? Ei, me olime penthouse'is, mingi hästi vana maja, aga kõrgel seal tipul täpselt nägime siis Gold Coasti seda rannajoonte. Ja et meil oli nagu see oli täiega mega, et ja seal olid paar eestlast, paar austraallast, vahepeal olid mingid asiaadid, et noh, kuna see penthouse oligi päris suur, vaata, siis meil oli siuke kamp seal, et jah, nagu siuke segasumma suvile. Päris lahe. Täiega äge, jah. Ütleme kuulajad, vaata, kes ei ole Austraalias käinud või isegi kui, noh, sinna saab reisida ka turistiviisaga, et see ei pea selleks ju minema sinna tööle, aga et kui sa ei ole seal käinud, siis no mine. Sa lihtsalt nii paljust jääd ilma lihtsalt nagu rets lihtsalt, mis ma ei kujuta ette, et inimesed saavad aru sellest, et sul lendavad papagoid nagu tuvide asemel linnas ringi, et iga pool, et noh. Ja ma olen ikka täitsa šokis, mõtlen, vahab meenutan ja vaatan mingi pilte mõnikord, kui sattunud ketast ühendama, siis ikkagi siuke kerge nostalgia tuleb peale ja mõtled, et kurat, see oli nii lahe. Oli küll, jah. Et nagu nii teismoodi, et okei, aga sa olid siis enamasti Gold Coastis, Brisbane'is maandusid, liikusid alla Gold Coasti ja sealt Perti ja Pertist siis oli otseminek juba ära või? Jah, Pertist oli siis piimafarm, siis ma korra tulin veel koju tagasi. Mis sa piimafarmis tegid? Lüpsil lehmi ja muidugi, et see oli ka, ma olen ikka maalaps ma olengi maalaps, et seal oli 1200 lehma ja siis mul tuli nagu räige muskel et ikka siuke füüsiline töö ja mingi ATV-ga vuristad seal ringi ja noh, nagu ikka siuke täielik maalaps nagu, et ma ei ole kunagi lehma lüpsnud. Kujutad ette või? Kujutad ette ei ole lihtsalt. Aga noh, seal oli, vaata, paned need nagu tšup-tšup. Jah. Nagu, et ei olnud manuaalne lüpsmine. Ei olnud. Ma pole kunagi isegi niimoodi. Ma elus esimest korda alles eelmine suvi Lõuna-Eestis sain paitida lehma esimest korda. Ja sain tunda lehma kareda keelt. Teate, ma olin šokis, et see nüüd haiget teeb. Lakkus mind siit õrnast nahast käe pealt. Tõmbas jumala punaseks, karedaks nagu. Ja, nad on... Mõtlesin, mida kuradit, lehmal siuke keel. Keegi pole rääkinud, lehmal on kare keel. Et ma ütlen, aga linnalaps, vaata, Lasnamäel sündinud paneelmaja, ainuke, mis ma tead. Ja, lehmad on täiega targad ka, nagu tegid seal meiega pulli. Et jah, et selles mõttes vaata, et nad ei ole nagu mingid tundetud olendid, või nagu, et nad on tegelikult täiega tublid ja targad ja nagu kavalad ka. Päris huvitav. Okei, ja siis piimafarm lüpsmine sai läbi? Siis ma korra tulin Eestisse ja siis me selle Jakobiga siis tegimegi plaanid, et tulen tagasi Austraaliasse, sain oma 2 aasta viisa. Tema ehitas meile jumala ägeda 4 vedumasina, ehk siis, et meil tekkis sinna selline kokkupandav voodi, köök, mis me tegime, või noh, ta tegi. Kui ma kohale jõudsin, oli kõik valmis ja siis me tegimegi... Ma vist tulin Sydneys ja läksime sealt üles Cairns, Darwin, siis alla Uluru, Melbourne, siis Perti. Me vahepeal, me käisime ikka Canberras ja nagu, jah, no põhimõtteliselt tegime ringi peale. Kuidas sulle Canberra meeldis? Ei tekitanud liiga suurt emotsiooni. Minu päris creepy koht. Ma ei tea miks, aga minu oli tohutu creepy linn ja see vibe... kuidagi oli nii teistmoodi võrreldes muu Austraaliaga. Ta ei olnud nagu üldse, mul oli nagu siuke tunne, et nagu kuskil nagu täiesti mingisuguses siukses utoopilises müsteeriumikus nagu mingis ulmefilmis või seriaalis, kus kohe juhtub midagi. Hästi siuke, ma tingis ka sõna uneerie vist, et nagu siuke nagu siuke, et tunned nagu, et midagi nagu on vale, veider on olla siin. Ma olen muidugi lugenud selle kohta ka, seal on see tulnukate connection väetavalt päris tugev, et võib-olla see mõjutus, aga ma ei tea, lihtsalt tundsin, et see oli nagu täiesti teine võrreldes Gold Coasti või Sydney või Cairnsi või muu piirkonnaga. No teised on hästi vabad, või nagu siuke chill, et ja selles mõttes kindlasti oli erinev. Sa käisid Ulurus ka ära, kivi juures. Me ei läinud, tahtsin minna, aga ei läinud. Kartsime, et me sureb autole reaalselt. On ta siis nii hull teekond sinna, nagu räägitakse või ei ole? Ei, see Uluru osa ei olnud minu meelest üldse hull, et minu meelest seal põhja pool just seal Cairns ja Darwin, võt seal vahepeal meil oli nagu siukseid kohti, kas seal on see Savannah või?
äkki. Ja seal on, jah. Võt see oli siuke natuke, et vahepeal natuke tekitas kõhedust, aga igalt poolt sai läbi, jah. Aga rahvast on vähe, pigem? Pigem vähe, jah. Ja kusagil meil, see oli juba lõpupoole, Perti poole, meil mingi aku või midagi läks läbi, aga siis mingi mees, kellel oli autol 2 akut, lihtsalt andis meile oma auto aku nagu, et noh, see ongi Austraalias, vaata, et üks aitab ühte, ma aitan järgmist nagu. Et see on ka täiega äge. Eestis oleks lihtsalt mööda söötud. Ja nagu... Signaali ka, seisad siin, Põhimõtteliselt küll, jah. Okei. Nii, ja aga teie läks lahku selle noormehega siis sellepärast, et ta läks ise riigist ka välja või seal... Ta tegelikult jäi veel veidike Austraaliasse ja noh, ma küsisin ka, et nagu miks on. Me tegelikult mõlemad täiega nutsime, sest ütles, et ma ei tea, aga mul lihtsalt sisetunne ütleb, et me peame lahku minema. Et ta nagu ei andnudki mulle mingit põhjendust. Ja no ma arvan, et elu orkestreeris täiega hästi mulle lihtsalt selle kogemuse, et siis ma läksin Vipassanasse, vaata, ja sealt hakkas mulle mingi muutus, et lihtsalt oligi vaja nagu põhjas ära käia. Nii, aga tuleme Taisse. Jõudsid sinna Taisse. Hakka mulle seda lahti teemat rääkima. Nii, Vipassanasse läksin siis sellepärast, et noh, esiteks lootsin, et äkki siis mind oli maha jäetud, et äkki ta tahab uuesti minuga koos olla. Aga põhimõte oli siis selles, et lähed 10 päevaks, kellegiga juttu rääkida ei tohi enne, oled seal on mungad ja nunnad, nende mingi selline ala. Ja siis 10 päeva mediteerid, hommikul ärkad mingi kell 4, siis lähed sinna mediteerima, vahepeal natuke kõnnid, teed mingi venitad ennast, vahepeal sööd 2 korda päevas. Mis see süü anti? Kõik oli täiesti taimne. Ma muidugi ei oska öelda neid tai toite, et need olid minu jaoks hästi võõrapärased, aga näiteks sa ei tohi ühtegi putukat tappa. Et seal on sääsed, sa võid lasta endale seda ohvi või mis iganes sul on, aga sa ei tohi mitte ühtegi olendit tappa. Mis juhtub, kui teed seda? Öeldakse adios? No, võib-olla nad ei märka, aga seal on niimoodi, et, no, et sa nagu lihtsalt ajata ära vaata, et ei ole siin vaja nagu vägivalda kasutada. Ja näiteks ei tohi kellelegi otsa ka vaadata, et sa vaatad nagu pigem maha ja noh, mehed, naised on niikuinii eraldatud, et nendel on oma ala, naistel oma ala ja siis sul on kivist voodi, mingi väike bambusmatt, puust padi. Mul oli salaja üks ka Kaisu mömmi, keda ma kasutasin padjana, et muidu oligi siuke ja siis on täpselt nagu vangikong üleni kivist. Puust padi? Jah, ongi puu sisse on nagu süvendatud siuke nagu kaar, mis paned pea sinna. Täitsa jõhker, ju. Ja siis on aken, mille ees on trellid, võib-olla mingi vana, mingi kalts enam-vähem. Ja noh, nagu hästi ebamugav, füüsiliselt nagu täiega ebamugav. Ja siis oligi, et 10 päeva sa nagu piinled seal, et sul on nagu füüsiliselt nii valus. Ma ei ole elu sees istunud mingi meditatsiooni asendis nagu nii kaua aina. Ja siis mul nagu süda ka täiega valutas, et ma täiega piinlesin seal. Ja ma ei tea, kuidas ma need 10 päeva üldse vastu pidasin, et see oli nagu halb. Ja siis 10. päeva hommik oli niimoodi, et teeme oma viimase meditatsiooni ja siis need mungad ütlevad, et pange oma asjad kokku ja siis te võite minna kööki ja köögis võite nagu hakata rääkima esimest korda siis teiste inimestega. Ja siis pakin asjad kokku ja kõnnin hommikul sinna kööki ja siis kuulen nagu vaikselt seda suminat ja siis ma hakkasin täiega nutmast, et nagu nii ilus oli kuulata, et inimesed lihtsalt räägivad. Ja mul oligi, et ma ise isegi ei rääkinud ja ma olin nagu nii õnnelik ja nii tänulik, et nad seal olid. Ja siis mul oligi see, et issand, ma nagu lihtsalt armastan neid sellepärast, et nad on olemas. Et nad ei pea isegi muuga rääkima, mitte midagi tegema ja ma ei olnud elu sees kogenud seda, et ma lihtsalt nagu armastan sellepärast, et keegi on olemas. Ja see oli nagu esimene siuke klikk ja siis ma nägin ka, et mul endal nagu südamevalu, keha valutab, kõik on nii valus, aga nagu mingi armastus on täiega mu sees olemas. Ja siis sealt hakkas täiega palju minu jaoks elus kerima mingisuguseid kogemusi. Et näiteks võib-olla üks sarnane kogemus, ma olen käinud tuulelee juures tegemas seda pimeda ruumi rituaali, ja see oli minu jaoks tegelikult päris hirmus, aga seal oli näiteks üks porikärbes ja siis tavaliselt vaata inimestele käib täiega pinda, ja ma olin nagu, et thank God, et see porikärbes muuga siin on, et siis ma ei ole vähemalt üksi vaata, et kuidagi nagu mingi armastus lihtsalt olendite vastu sellepärast, et nad on olemas.
et ma ei tapa mingi porikärbseid ega sääski. Vihkan porikärbseid, seda aru. Jälestan neid, ma oleks pimeruumis porikärbsega, ma oleks hulluks, ma arvan. Ma olin küll nagu, räägib muga juttu siin. Okei, see vaikuse laager on midagi, mida paljud on kogenud. Ja pimeruum on teine nagu võrdväärne sellele, kus ma mõtlen nagu vahepeal enda peale, et ei tea, kas minus on see suutlikkus nendega hakkama saada. See tundub nii rets, esiteks see pimeruum tundub mulle täiesti nagu out of my mind, ma ei saa üldse aru, kuidas see võimalik on. Ja ma mitte midagi ei näe ja lihtsalt olen seal nagu 10 päeva või mis iganes. Tead, ma ei suutnud olla seal kogu seda aega. Ma tulin varem ära, et mu jaoks oli ka nagu mu enda mõttemaailm oli ikkagi piisavalt negatiivne, et see muutus mu jaoks päris õudseks nagu. Ja ma ei suutnud nagu, vaata osadel ongi, et läheb õudseks, siis tuled sellest läbi, aga ma sellel hetkel ei suutnud ja ma tulin sealt välja. Aga ikkagi mingid ägedad kogemused ma sain, nii et tore, et sa ütled, et sa oled üks neist, kes siis otsustas, et ma ei suuda seal olla, sest kõik räägivad, et ma siis läksin senni ja siis läksin transformatsiooni ja olin ära 10 päeva ja mulle tundub ka, et ma ajataju kaob ära, siis nagu, what the fuck, ma teen seal, pimeruum, ma teen seal. Jah, oled oma mõtetega. Tundub väga rets, et mitte seda ma kardan enda mõtteid, aga nagu just, et see ajataju ju kaob ära, et meie siin me ei saa kohe tund aega vesteldud sinuga, on ju, aeg lendab. Täiega, jaa. Aga ma olen saanud nagu, ma ju ikkagi observin silmadega, mis nagu ümberringi toimub, ja mul nagu see aeg on läinud kiirmini, aga kui ma oleks istunud praegu tund aega lihtsalt paiga sinuga siin, ma arvan, siis mul oleks tundnud praegu see tunnikene, et issand jumal, see lihtsalt venib. Nii ongi. Alles tund või? Jaa, see on terve igavik. Et see on nagu erinev kogemus, on, et ma vist pelgan seda, kui aeg hakkab venima, mäletan, vihkasin seda juba väiksena kooli ajal ka, kõik on tundnud seda, et kui on põnev tund, siis aeg lendab ja kui on iga tund, siis lihtsalt jomma joona, ikka 20 minti tunni lõpuni aega veel, mis toimub, et see on minu meelest nagu piin, aga jällegi mingi hetk ma arvan, võib-olla võtan seal julguse kokku ja lähen kogen seda, aga mind kõnetab see vaikusesi rohkem. Kui raske on tegelikult siis enda suud kinni hoida? Ja mis juhtub, kui sa räägid siis? Saad noomida või öeldakse, et goodbye või? Ei, nagu meil ei ole kedagi tegelikult välja visatud, aga osad läksid ise ära ka, kes ikkagi ei suutnud. Ja mõned ikkagi sosistasid, aga tead, see hullult tegelikult häirib, kui keegi hakkab sosistama. Et nagu ise otsustad, et sa pühendud, on, et ei ütle, et isegi tahaks, on. Ja siis, kui keegi hakkab seal susserdama, siis on küll on nagu... aga ma ei tea, siis see on ka mingi omaette kogemus jälle, et ma ei tea, mitte teistele hinnanguid anda või mis iganes. Aga okei, aga tuleme korra kokkuvõtlikult see juurde, mis Austraalia sulle andis? See mõttes suure pildi, kus peaks kokku võtma siin nüüd laua taga spontaanselt niimoodi enda kogemuseni ja selle mingi taipamised ja õppetunnid. Mida ta sulle õpetas? Mida oleks edasi anda inimesele, kes kuulab, vaatab, et võib-olla mida ta enda elus ei ole tänu sellele, et see kogemus on puudu, pole nagu avastanud või taipanud? No, issand, siuke küsimus. Lihtsalt filosofeerida. Mida andis sulle? No lihtsalt ongi, sa oled teises kultuuris ja kui sa oled kogu aeg Eestis, siis nagu meie eestlaste mõtted, ma ei tea, kollektiivne alateadus või mis iganes, et see tundubki nii loomulik, aga ükskõik kuhu riiki sa lähed, siis sa nagu hakkad avastama, et neil on midagi teistmoodi. Või näiteks ma tahan öelda India, et alguses mulle tundus, et nad tuututavad autoga, et see on nagu hästi agressiivne. Ja pärast nädala aja pärast ma sain aru, et see on jumala sõbralik, kuidas nemad tuututavad, vaata. Et nad annavad teada, et ma olen siin, et ära sõida mul otsa. Aga Eestis me oleme harjunud, et keegi laseb signaali, siis nagu karjub su peale. Ja igas riigis on niimoodi, et sa avastad nende mingi sellise asja, mis meile tundub, et see on, ma ei tea, agressiivne või rõõmus või mis iganes nagu. Et lihtsalt enda, ma ei tea, maailma avardada siis. Ja Austraalia ongi see päike, rõõmsad inimesed, et elu ei pea olema raske, nagu, et võib maailm saab ilus olla. Ja ongi, et võid small talki teha ja samas nagu, ongi täiesti siuke nagu chill. See signaalitamine on huvitav, et see välja tõid, sest ma alles hiljuti, ma arvan poolist nädal tagasi umbes vist viisin last kooli hommikul ja olin esimene valgusvooli taga ja ma nägin, et läks roheliseks, aga kuna buss tuli punasega, siis ristmikule nii-öelda ja tuli nagu samas suunas, kuhu ma tahan minna, siis ma ei hakanud kohe sõitmas, muidu ma sõidan võime otsa või nagu jään ise keset teed seisma. Ja siis ma ootasin, et buss ära pööraks. Aga see oli sekund võib-olla. Tagant mingi kaubik suutis mulle anda juba signaali vaata. Ja ma tundsin, ma läksin närvi. Et nagu fuck sa tahad saada, sekund, kus on nii kiire? Sekund!
Eestis ma oleks ka täiega närvi. Ma nägin, et on roheline, anna andeks, nagu, et kuhu sa võidad selle sekundiga või kahega. Et ma saan aru, ma oleks valgusvari maha maganud. On teine asi, on. No ja siis ma sõitsin niimoodi järgi, mulle ikka ees nad tahab näha, kes su seal ees on. Vaata, kes see mökutab seal ees, sõidab mulle kõrvale. Ja ma ootasin, tegelikult ma juba ootasin, ma olin närvis tegelikult, ma ootasin, et tuleb mulle kõrvale. Ma tahtsin, et tuleks mulle kõrvale, ma ootasin talle niimoodi kõva möös. No tule kõrvale. Ja tuligi, seda jahtiski mingi vanamehe nass. Ja siis vaatab otsa nüüd ja mul oma kaubikust alla. Ma mõtlesin, et nagu, tegin niimoodi, mida on? Näitasin kella peale. Et nagu, näitasin fakkidele esimest kord elus. Ja siis teile mingi. Ja läks mina kõrval, pööras üldse ära. Et nagu, faks sul nii kiire, kui me elame nagu, mõne mõttes on kurb nagu näha, et vaata Austraalia õpetas mulle ka seda. Ja ma arvan, et see Vipassana, Tai ja kõik need muud riigid, kultuurid tegelikult õpetavad ka seda, et see kohalolu ja see rahunemine ja ei ole kuskile kiiret, et Austraalias oli pidevalt no dramas, no worries, pole kuskile kiiret, võtta chillilt, rahulikku, mis sa tõmbled enne, kõik kõrdi smokod ja pausid venisid kõrdi pikemaks enne, kellegi jumala suva lihtsalt, aga töö sai tehtud. Siin on see, me rapsime nagu mingisugused, ma ei tea, missugused ultraprossest jänesed enne ja kõik on ikka tegemata. et kuskilt on nagu mingid käärid, et ma ei tea, minu jaoks on ka nagu see nagu üks koht, mis ma näen, et võtta nagu natukenegi aeglasemalt ja mitte nagu tõmmelda nii retsilt lihtsalt. Mitte ma iga päev suudaks ise see etalon olla ja mitte tõmmelda, aga lihtsalt sellised liiklusolukorrad tekitab minus nagu selle liiklusraivu vahepeal, et tahaks lihtsalt minna ja võtta ukse lahti ja tõmbata lihtsalt lõuga või välja tõmbata, küsida, mis su viga on? Miks sa niimoodi närvi lähed, aga ei tea, ma arvan, me kõigil on olnud kogemusi liikluses, et see lihtsalt liiklus näitab nii hästi inimese enda sisemaailma. Et kui sa oled rahulik, siis sa oled rahulik, sul on ükskõik kui ummik seal on ja kui sa oled närvis, sa oled närviga 1 sekundi pärast. Tulles sama küsimusega selle Vipassana laagri, mis see vaikus õpetas sulle? Sinu enda kohta või mis see kogemus andis sulle ja kui sa tagantjärgi vaatad, miks see üldse vajalik oli? No minu jaoks see armastuse kogemus nagu iseenda jaoks, et ma nägin, et mu enda sees on see koht olemas. Ma arvan, et selle peale hakkaski kõik ülejäänu ehituma. Sest et ega see ei lahendanud ju seda ära, et ma ei tea, südamevalu oleks ära kadunud või mis iganes, et see kõik ei alles ja kõik oma vana kräppi ikka vedasin ka kaasa. Aga lihtsalt ma nägin endas mingi uue koha ja vaata, mulle oligi enne võib-olla see tunne, et kas elu näitab mulle, et kas on veel midagi, mille nimel nagu elada. Ja siis see andis mulle nagu, et okei, et kui on niimoodi, siis ma võin veel nagu jätkata. Et no ma võiks öelda, et ma enne seda, ma tegelikult olin suht nagu suitsidaalne, et juba mõtlesin ka, et võtad mingi tabletid ära ja ongi tehtud nagu, et mis siin ikka. Nüüd ikkagi on elus teatud kogemused, mis on võimelised transformatsioon esile tooma, on ju? Jaa, kindlasti. Aga mulle tundub, et vaata, pead ise olema nagu kas, ma ei tea, piisavalt meeleheitel vahepeal vist või? Ja nagu meeleheitel ja avatud nagu. Et see, mis nagu pakutakse, et võtad selle vastu. Et osad inimesed võib-olla jäävad ikkagi nii pähe kinni või kuhu iganes, et nagu elu toob kandikul ette, aga ikka ei näe nagu. Et jah. See avatusvaara on just hea point sul, et üks asi on see, et mul on peas mingi visioon, aga teine on see, mida elu tahab nagu tuua, et ma tean, et on inimesi, kes üldse nagu seda ei usalda ja ma olen nagu siuke so-so, et ma ei usu, et kõigega peaks nagu, mina isiklikult ei taha kõigega kaasa minna. Aga samas ma nagu saan aru inimestest, kes selle valiku teevad, sest et see on ka nende nagu ju valik. Et see ei ole nagu ei juhtu juhuslikult, või ma teen selle valiku ja ma pühendun sellele, et minu üks väärtustest on see, et elu viib mind ja kannab mind enne mis iganes kogemuse või asja juurde versus siis see, et ma kontrollin nii-öelda olukorda siid vahepeal. Kui iseenesest, kui hästi sul õnnestub, on teine asi, aga et ma üritan kontrollida. Et ma pean tunnistama, et ei õnnestu eriti kontrollida enda elu alati, aga vahepeal õnnestub suunata. Et see Vipassana jah, tundub mulle endale siuke huvitav ka, mida tahaks tegelikult isegi võib-olla kogeda, aga seda saab Eestis ka teha. Saab või? Jah. See tundub siin siuke fake. Ma olen Eestis ka teinud. Päris hea oli, aga lihtsalt nagu Tais on ikkagi see, et sa oled kuskil. Ta on ikkagi nagu teistmoodi, et see kogemus, ma kujutan ette, on palju nagu võimsama. Et tegelikult ma enda jaoks Eestis sain tegelikult palju võimsama kogemuse.
aga lihtsalt Tais oligi see, et ta oli minu jaoks hästi ekstreem, sellepärast, et ma polnud mitte kunagi mitte midagi sihukest teinud. Aga Eestis, Vipassanas on niimoodi, et ütleme mingi 5. päevast alates tuleb sihuke meditatsioon, et sa tund aega ei tohi ennast üldse liigutada. Nagu et sügeleb, mis iganes sul on, nagu sa ei tohi, aina. Ja tavaliselt sul hakkab kusagilt nagu räigelt valutama. Ja siis Tais ma ikkagi kogu aeg ennast salaja liigutasin nagu nõnda, et üritasin, et keegi nagu ei vaata, aina. Aga Eestis mul õnnestus küll nii, et ma ei liigutanud ja siis nagu vaatad, see valu on nagu nii tugev, lähed nagu, et ei pea vastu ja siis mingi hetk käib nagu klõks ja siis oledki nagu taevas ja nagu kõik valu, kõik on läinud nagu ja siis sa vaatad, mis koht see veel on, et see oli minu jaoks küll nagu, et ma ei sattunud kuhugi teise dimensiooni või mitte, aga lihtsalt kogu, ma ei tea, valu, kõik oli läinud nagu. Mis seda põhjustab, oled sa teada saanud või uurinud või lugenud selle kohta, mis seal nagu toimub siis huvitav inimesega? Ma ei tea, ma ei ole tegelikult väga süvitsi läinud sellega, aga ma tean, et paljudel on täpselt see sama kogemus, vaata. Et, huvitav, et lõdvestud nii tugevalt sinna siis või nagu aktsepteerid seda, et siis... Ma arvan jah, et see aktsepteerimine võib-olla on kuidagi see koht. Ja elu on huvitav, sest et mida ega muidu ei öelda, et mind over mattress on üks viis, aga mind over matter on teine viis, et mõistus ikkagi saab olla üle sellest füüsilisest reaalsusest ja kogemusest. Ja mul täna hommikul, ma ei tea, mida tema küll mõtles laps, aga tal on luuvalu kasvab, ta siis ise mäletad ka väiksena. Ma ei tea, kas see vist ei ole nagu luuvalud, luud ju otseselt ei valuta, aga nad kasvavad küll, aga et ma vaatan ise ka väiksena, et see oli pidevalt jalgades ja valus oli see ei ole nagu teravvalu, aga ta on selline konstantne õrn pinge kuskil üleval ja ta on lihtsalt nii häiriv ja laps nutis siin ja võtsin ta sülle ja siis silitsin seda jalga, mudisin nagu ma ei tea ka, võib-olla 5 minutit minu süles. Ja siis ta nagu rahunes täiesti maha. Siis mõtlesin huvitav, et mis siis tegelikult aitas nüüd, kas aitas see, et ta sai tähelepanu, aitas see, et ta sai mõtte mujale, sest kontakt oli nagu, aisting oli puudutusel. Et mis see aitas huvitav ja ma ei küsinud ta käest ka, mis aitas, aga ma tundus, et nagu läks nagu üle, aga see, nii tugev on see mõttejõud meil, millega on võimalik nii palju asju ära teha, aga isegi kas sa seda kasutada oskad, Jah. Mul on kirjas, et sul on olnud kurusid või kuru, keda sa pole kohanud, aga ta on olnud kuru. Ta on siiamaani. Ma nagu, ja see on võib-olla siuke koht, millega ma pean ma olen ise ettevaatlik, ma ikka ütlen inimestele, et mul on kuru, aga ma arvan, et keegi ei võta seda nagu eriti tõsiselt või mõtleb, et nagu mis iganes see ka tähendab. Aga jah, siis peale seda Vipassanat ma tulin Eestisse, töötasin ühes raamatupoes ja saime võtta seal vahepeal raamatuid koju, et kui hoiad ilusasti korralikult, et siis tood pärast tagasi. Ja võtsin Ram Dassi Ole praegu siin. Ma ei tea, on tuttav? Ei ole üldse tuttav. Ei ole? Okei. Ja see on nagu natuke nagu lasteraamat, mingi suure trükitähtedes lehtede peal ei ole eriti üldse nagu palju midagi kirjas, aga Ram Dass ise oli Ameerika psühholoog, 60-ndatel oma karjääri tipus mingi Harvard ja kõik ülikoolid, ta ütles, et ta oli impeeriumi ehitaja, tal oli ka mingi eralennukid, särgid, nagu tipus, Täna ei elanud? Ta vist suri 2019 äkki. Ja siis ta nagu, ta ikka sai feimi ja sulli, aga ta ütles, et nii imelik, et ta nagu on see tipp ja kõik kuulavad teda, aga samas ta on ise ikka sama neurootiline nagu kõik need teised inimesed ümberringi. Et kui need teooriad töötaks, siis nagu see võiks ta enda elu ka aidata, aga midagi ei aitanud. Ja siis nad hakkasid seal 60-ndatel tegema Timothy Leary'ga LSD-d. Ja siis ta sai neid ägedaid kogemusi, aga siis ta sai aru, et seal läänes nagu keegi ei oska seletada talle, et mis värk sellega on. Ja siis ta läks ka Aasiasse ja hakkas otsima, nagu, et kas keegi oskab talle mingeid lahendusi pakkuda või vastuseid. Ja ta tükk aega ei leidnud kedagi. Aga siis ta lõpuks jõudis Indiasse ja siis ta nii-öelda sattus Neem Karoli Baba juurde. Ja tema suhtes ta oli ka hästi skeptiline, mis mulle Ram Dassi puhul meeldibki, et ta on ka hästi skeptiline. Ta on ikkagi lääne inimene, et ma siin mingi ei lange kellegi jalg ette ja mingid varbed ei suudle ja nagu, et mida te mõtlete. Aga selle Neem Karoli Babaga ta oli ka alguses nagu, et
mingi suvaline vanamees mingi tekiga, aga pärast seal tulid nagu mingid situatsioonid, kus tal ka nagu see ego ikkagi kukkus ära ja siis ta põhimõtteliselt ka langes sinna jalg ette. Aga kui ma lugesin seda tema raamatut, siis seal oli selline lause, et guru on nagu lennuk, mis lendab su kohal ja ootab, et sul oleks piisavalt palju vaba ruumi, et maanduda. Ja siis, kui ma seda lugesin, siis ma tundsin, et ta maandus ja siis mul ka mingi täiega mingi pisarad voolab, mis raamat see on. Et mul ei olnud keegi rääkinud ka nagu Eestis ei olnud vähemalt minu jaoks üldse mingi teema, et keegi räägiks gurudest või võib-olla ma lihtsalt olin mingis teises seltskonnas, Aga ma olin nagu, et okei, nii, mul on guru. Siis ma mõtlesin, kas see on võimalik, ta on nagu surnud juba, ma teadsin, et ta on surnud. Siis ma hakkasin guugeldama, et kas on võimalik, et kui guru on surnud, siis ma ei tea, et saad ikka siukse kogemuse, et nagu sul oleks oma guru. Ja siis oli, et jaa, et see on üsna nagu, et seda juhtub päris palju. Näiteks sama asi on juhtunud Julia Robertsiga, täpselt sama Neem Karoli Babaga siis. Et isegi Julia Roberts ütleb, et Neem Karoli Baba on tema guru. Ja Steve Jobs on käinud ka tema Neem Karoli Baba ashramis, aga ma arvan, et täpselt enne seda, kui ta läks sinna, siis Neem Karoli Baba suri ära. Aga igal juhul siis Apple'it ja kõike seda on nagu, Steve Jobsi on ta päris palju mõjutanud näiteks. Et mul ongi, aga see guru, ta ei ole niimoodi, et ta nagu jagab sul lõpetus, et tee seda, ta on nagu see trikster, et ta teab kõike, kus sa kinni oled, või mis su need puudused on. Aga ta ei ole nõnda, et karistan sind, ta on lihtsalt nõnda, et nagu see teema häirib sind või. Teeme siis nagu väikese õppetüki, et vaatame, et kuidas sa sellega toime tuled või nagu, et mulle tundub, et mind kogu aeg niimoodi juhitakse ja õpetatakse. Et ta nagu, praegu tegelikult põhimõtteliselt sa oled nagu guru, vaata istud mu eest, et ta võib vabalt olla nagu sinuks kehastunud ja siis, ma ei tea, teeb siin nagu, et ei tea midagi. Okei, ja ma saan aru, mis mõtled, et see on siuke natuke nagu ülekantud tähenduses ka selle mõttes, et õpetaja võib olla läbi erinevate inimeste ja erinevate kogemuste. Ja ta tegelikult ongi, või minu jaoks ta nagu ongi, et ei ole nagu, et ta mingil hetkel oli füüsilises kehas, mina seda ei ole näinud, aga Indias on küll see, et ta ei pea olema nagu ühes keha, ma ei tea, ta saab nagu liikuda ja selle Neem Karoli Baba kohta on ka muidugi hästi palju imelugusid ja ma saan täiega aru, et miks lääne inimesed neid ei usu, sest et see tundubki skeptiline ja siis on siuke mõte, et kes tahab sulle kotti pähe tõmmata või mida nad üritavad sulle maha müüa, et jah, Ram Dassil endal oli ka siis niimoodi, ta oli Richard Alpert alguses ja kui ta läks tagasi USA-sse, siis ta rääkis inimestele sellest ja osad tundsid täiega huvi ja läksid Indiasse, et otsisid selle guru ülesse ja nad ei tundnud mitte midagi, vaid nägidki ainult nagu ka vana mees teki sees, et mitte mingisugust nagu hetke ei tund. Ja ma olen päris nagu paljudele inimestele rääkinud sellest ja enamus üldse ei kõneta. Ja siis ma olen, et ma ei tea, kuidas ma selle olen ära teeninud, aga nagu ma olen nagu, thank God, nagu, et mind täiega on hästi palju aitanud. Ma tahaks öelda nagu mingis mõttes elu ära päästnud. Nagu. Mis selle raamatu nimi oli? Ole praegu siin. Ma panen kirja, et kuuled vaata, et kui tahavad saad Ramdas. Ja tal on YouTube'is podcast ka, Be Here Now, vist on. Ehk siis see vend Richard või Ramdas elab hetkel? Tema on surnud. Tema on ka surnud. Just, sorry. Ja siis Neem Karoli Baba suri, ma arvan, seal 70-ndatel. Kui see üldse Neem Karoli Baba või? Baba, jah. Või Maharaji. Et jah. Paneme siia nüüd külge ja äkki viskan mõned mingid lingid ka veel sinna, et keegi äkki tahab midagi. Soovitan soojalt. Äkki oskad ise midagi pärast siia mulle edasi saata kuskilt mingid otselingid mingile videole või asjale. Siis on võib-olla lihtsam, et muidu võta mingi võib-olla mitte nii hea pala sinna külge. Ram Dassiga on nii, et ta on ise nagu ülikarismaatiline jutuvest. Et teda ongi ja ma arvan, et lääne inimesele just sobibki see, et ta on ise ka nii skeptiline olnud, vaata või nagu, ja ta räägib jumala ausalt, et mille suhtes ta kahtles, millised pühamehed olidki nõnda, et nagu nope või et lihtsalt räägib täiega ausalt, et mul on küll, et miks ta peaks valetama, nagu ma ei tea. Me rääkisime raamatutest ja ma ise olen nagu suur raamatusõber, aga viimase paari aasta jooksul loen suht nagu vähe. Üldse infot tarbin nagu suht nagu vähe, et ma ei tea, kas ei suuda, ei võta vastu enam, tunnen, et ta on nagu mingi piir täis saanud, aga mul on ka mingite raamatutega, sa ütlesid, et kui sa lugesid, eks ole, mingid pisarad tulid silma ja ma olen ka raamatut lugedes ikkagi korduvalt nutnud ja
üks nendest on Robin Sharma, kelle raamatud pärast ma olen lihtsalt nutnud ja lihtsalt kuidagi kõnetab see, ma isegi tea, noh, need kõik lood ei ole nagu üdini lõpuni detailselt päris, aga ta on väga palju enda elu sisse toppinud mingitesse väljamõeldud lugudesse, ta on selline sümbioos. Ta loob karakteri, aga tegelikult see karakter baseerub tema elule mingil tasandil või kogemustel, taipamistel, et need on, ja ma arvan, et see on see, noh, praegu ma räägin endale vastu, mõtlesin korra, et see on see, mis paneb inimesi võib-olla samastuma emotsionaalselt, kui keegi kuuleb näiteks meie saadet ja võib-olla nutab kaasa või tunneb mingit emotsiooni või loeb inimese lugusid, siis nutab kaasa, aga samas tegelikult inimesed tunnevad neid emotsioone ka ulmefilmid vaadates ja ulmeraamat lugedes. Et see tegelikult ikkagi ei ole see human asi selle, aga see lugu ise, kui ta on lihtsalt nii relatable, siis see, ma arvan, tekitab see samastumise koha. On küll, jah. Et mul on ka päris, ma olen tegelikult ka hästi raamatu inimene, õppisin kirjandust kunagi, kirjanduskultuuriteadused, et mulle hästi palju tulebki raamatute kaudu just neid mingi taipamisi ja mingeid õpetusi ja Nii et sul ei ole pääsu, sa pead ka asuma sellele teekonnale, et kaotama selle raamatu süütuse ja andma enne esimese raamatu välja, et ei ole pääsu. See ei ole raske protsess. No vaatame, võib-olla hakkab siis midagi ei ole ka lihtne, aga ta ei ole ka raske. Lihtsalt kätte võtta, et ma olen ise 3 kirjutanud, 2 neist on, üks neist oli nagu sohkain, et see 3. raamat podcasti põhiselt, seal ma väga ise kirjutanud, see oli selline kokkuvõtte esimese 100 episoodi peale, aga esimesed 2 siis kirjutad ise, et tegelikult see on lihtsalt kättevõtmise asi ja siis tüütu protsess on selle üle lugemine kohe ja siis täiendamine või muutmine, aga seda võid lõputult teha. Mingi hetk otsustada, et nii kõik rohkem ei näpi, aga samas ma olen nagu nõus, et kui teekond ei ole nagu valmis võib-olla või ma ei tea, mis sind tagasi hoia või mind tagasi täna 4. raamatut kirjutamast see, et ma tunnen, et ma ei ole veel, mu story ei ole veel lõppenud. 4. raamatu ma tean, mis teemane raamat see on, aga mul ei ole lõppu raamatul, ma ei saa kirjutada seda. Ja ma võiks kirjutada juba praegu nagu, ala tänasesse päeva ja siis nagu gradually nagu täiendan kogu aeg, aga tead ei suuda. Mul on vaja nagu seda kulminatsioon kätte saada ja siis ma saan hakata kirjutama, juhtima seda storyt, et võib-olla sul on ka alles teekonnal. No seda kindlasti, selles ma üldse kahtle. Et jaa. Tuleme selle Londoni juurde ka. Sa olid telgiga Londonis, et see juba kõlab nagu väga alalaanina. aga enne kui sinna lähme, ma olen kingitsi sulle. Okei. Kingitsi meeldivad? Jaa, kas sa kingid mulle telgi või? Seda ei kingi. Aga ei, seda ei kingi. Mul on sulle üks jook. Siuke roosad värvi mustas purgis jook. See on kollageeni jook, mille sisse on pandud siis biotiini ja C-vitamiini. Ta on multifunktsionaalne gaseeritud jook. See on meie saate ühel sponsoril Puhtas Plus brändil, kes on Soomes toodetavad tooted, aga Eesti ettevõtte, Eesti inimesed siis teevad seda. Ja nad tegelikult toodavad toidulisandid, aga lihtsalt siin saates nad siis toetavad külalisi nende multifunktsionaalsete jookidega. Nii, kui keegi tahab, siis saab minna piiluda Puhtas Plus lehele ja selleks õige link on otse kirjelduses olemas. Need on väga maitsed joogid tegelikult. Need on sellised, kollagen ju ikka naistele ju peaks meeldima. Ja, võiks sobida. Ilutoode. Siis on sul kinkekursus. Mul on teine ettevõte on Upgrade Life. Elu üles looma. Selle nimeline. Me loome digitaalse kursused, mis kestavad 21 päeva ja igapäevane panus on 15 minutit. Ainult 15 minutit. See on teooria ja praktika. Kuna sa oled see, kes tahab hästi palju praktiseerida, siis sa saad kohe minna ka. Aga meil on 2 kursust ja 3. on veel üleval ei ole, aga kui sa ütleme siin mai lõpuni ootad, siis on 3. ka olemas. Hetkel monteerin kokku, seda paneme üles, aga 3. on ka olemas. Meil on see hetkel enda armastamine, ehk siis mina esimesena enda valimine, mitte egoistlikult, vaid kuidas tõmmata piire. Siis on seal toitumine ja tervis ja liikumine, selle teemaline kursus ja 3. tuleb siis kursus, mis on seotud siis sellega, kui sa tunned, et elus on liiga palju asju korraga käsil, taldrik on fullis, siis kuidas valida seda, mis on oluline. Ja siin on sooduskood. See annab sulle tasuta kursuse. Kui sa paned ostukorvi selle sooduskoodi, siis sul kursus peaks tasuta olema. Ja kui ei tule, siis kirjuta mulle, siis ära seda sinna näita. Ei tohi või? Siis võida see kood läheb veel levima ja siis me peame hakkama piirama, aga see on... Sa saad panna selle mingi udu peale sinna. Udu pärast peale, jah. Aga see on sulle, et saad seda kasutada, see on äkki läheb
vaja, mine tea, ja kui sa ei taha, siis saad kinkida. No ma ikka olen siuke katsetaja ka, nii et ma usun, et läheb käiku. Ja 21 päeva ka moon, no sa tegid Vipassanat peaaegu sama kaua, nii et ainult 5 minutit päevas. Ja, saame hakkama. Just, ja kui sa mõtled, et aga äkki ma teen kiirimini ära selle, siis kahjuks ei saa. Me oleme teinud niimoodi, et sa ei saa binge-watchida nagu Netflixi, vaid iga päev avaneb uus video. Sa ei saa minna eest ära tormata. Ma ei teekski sokki. Siis on sulle veel üks raamat. Okei. Ma üritasin valida jälle tunde järgi, aga ma ei tea, kas läks täppi, aga raamat on Ela tõusujoones, sinu tähtsam töö on alati alles ees. Okei. Äkki kõnetab. See on autorid Stephen R. Covey, kes on kirjutanud raamatu Väga efektiivse inimese 7 harjumust. Seda raamatut teavad paljud. Mina ei ole lugenud kumbagi neist. Aga see tundus, et äkki see võiks sulle sobida. Mine tea. Ja kui keegi tahab endale Million Mindset kirjastuse raamatut soetada, siis palun million.ee on see leht ja kood Kris Kala annab sulle -10% soodustust. Ja mul on veel üks asi sulle. Issand. See on mitte telk, aga kott. Okay, see sobib ka väga hästi. Meil on riides kott, et mind kotipausus. Lahe, täiega. Ma ei tea, kuidas need värvid sulle on, aga äkki sobivad, saad kanda hästi kvaliteetne. Ta on süksest natuke tugevamast, paksemast materjalist kangast. Ja äkki kulub ära. Kulub, ma kasutangi riidest kotte hästi palju, nii et sobib. No võt siis. Tasus tulla. Tasus tulla, jah. Aga tuleme see Londoni juurde. Jaa. Telgiga Londonis. Kust sa olid Vipassanas, kuidas nüüd see kronoloogiliselt nüüd see London järsku nüüd nagu ei tuli nüüd? London tuli veidi hiljem ja sellega oli niimoodi, et minu hea sõbranna, tal hakkasid tulema pulmad ja oli tema tüdrukute õhtu Tartus. Ja läksime mingisugusesse klubisse ja siis seal oli... Maasikas. Ma arvan, et see ei olnud Maasikas, aga mingi klubi seal oli. Ja siis seal oli üks noormees, kes täiega mingi sebis kõiki. Ja ma olin, et oh my god, nagu kohe nagu lihtsalt üritab kõiki järjest sebida, aina. Ma olin nagu, et täiesti mingi mõttetu tüüp, aina. Ja siis ta tuli mind ka sebima, ma olin, et nagu mine, aina. Ja siis ta naeratas mulle. Ja ma olin nagu, et ma olen seda naeratust näinud, aina, aga mitte selles elus. Ja mul lihtsalt oli nõnda, et nagu ma tean teda kusagilt. Ja siis me hakkasime natukene ikkagi rääkima. Ja ta ei olnud isegi mitte midagi joonud ega midagi, siis ta hakkas rääkima, et tead, et ma käin küll nagu klubis sebimas, aga et ma tegelikult teen seda sellepärast, et vaadata, kas ma julgen, aina. Et ma saan tegelikult põhimõtteliselt kõigi käest saan korvi, aina, aga ma ikka lasen edasi, et lihtsalt mitte ennast häirida sellest, et ma saan korvi, et sellega ära harjuda. Okei, nagu päris huvitav. Ja siis jäime suhtlema ja tema oli siis tänavamuusik. Ja tal oli plaanis mõttes minna Rootsi tegema tänavamuusikat. Aga me hakkasime täiega hästi läbi saama ja siis mõtlesin, et kuule, tuleks kaasa. Ja siis mõtlesime, et äkki läheks hoopis Londonisse. Et siis ma saan seal nagu, ma ei tea, leian mingit tööd, et inglise keelega on lihtsam kui rootsi keelega. Mõeldud tehtud, üli hea plaan. Ja siis oligi, tema läks Londonisse oma tänavamuusikat tegema, oli seal, vedas oma kitarri ja oma kõlareid asju, aga see oli siuke Brexiti eelne aeg ja mul oli üli raske saada tööd, sest et meil ei olnud elukohta, sest et me olimegi telgiga, ja kui ei ole elukohta, siis ei saa pangakaarti ja kui ei ole pangakaarti, siis ei saa töökohta. Ehk siis minul läks nagu hästi keeruliseks, aga tema sai oma tänava pealt neid sente asju. Ehk siis süüa me saime, alguses telki ka ei olnud, et telgi siis jaksasime osta, aga siis pärast ta nagu oma raha tahtis kõik mingi muusika asjade peale panna vaata ja siis kuidagi ei saanud sealt telgist eriti välja. Et see oli jah siuke huvitav suvi. Aga... Londonis või kust? Londonis, jah. Ma ei püüan aru saada, et kuidas see nagu tänaval telgisite või kus te olete? Seal on pargid. Okay. No, ja tegelikult pargis ei tohi telkida, aina. Ja siis oligi, et ööseks pannakse pargi väravad kinni ja siis me hüppasime üle värava, siis tõstsime kõik oma asjad üle värava, läksime mingi puu alla, kus nagu mis varjas enam-vähem ära. Ja siis hommikul hästi varakult panime kodinad kokku, et kui need pargivalvurid jälle tulevad. Täis kaak ikka. Ja siis niimoodi me olimegi seal, et me läksime nagu, tema läks minust natuke varem, sa nagu tutvus selle piirkonnaga, siis ma läksin talle järgi, et ta oli juba tutvunud seal mingite tänava noortega nagu.
ja siis nendega me ka seal chillisime ja ma olin ikkagi natuke tsipa vanem kusjuures nendest, aga see tänava noorte elu ka, et nagu Eestis nagu ma mõtlen, et mitte kunagi ei varasta ja hästi korralik, aga kui nad sealt toitu varastasid, siis ma täiega rõõmuga sõin kõike, mida nad nagu võtsid ja näppasid sealt. Et seal ka nagu tekib see mindset kuidagi, et see on okei. Et kui siin ma nagu never on, siis seal ma nagu, et jaa, see on nagu fine. Et ma ise ei varasta, aga kui nad võtavad, siis ma nagu söön. Päris drastiline muutus on ja see mõttes, et aga need tänava noored nüüd elasidki siis nagu tänavarjast? Ja nad olid tänaval, neil oli ka vahepeal mingid süksed, nad kõik olid enamus mingi teistest riikidest, et nad ei olnud UK mingid lapsed seal. Ja neil olid mingid süksed kohad, et teatud vanuseni sa said, ma ei tea, ööbida ühe öö või niimoodi. Aga muul ajal nad olid jah nagu tänaval ja siis ma ei tea, võib-olla kord nädalas said kusagil ööbida. Aga kusjuures mina ei saanud, sest et ma olin paar aastat vanem ja siis mul oli see vanus juba liiga kõrge, et mina ei saanud. Aga mul oli vahepeal tsipa raha, et minna kuhugi hostelisse või nagu, et korra ikka kusagil normaalses kohas ka olla. Päris rets, ma püüan mõtlen nagu, et mul on ka olnud etappi oma elus nooremana siis gümnaasiumi lõpu aastatel, kus ma siis, ma ei olnud nagu tänaval, aga ma olin kodutu samamoodi. Kumbki vanem mind ei soovinud. Ja mul õnnestus lihtsalt elada mingi vene pere juures ühes toas, kus ma tegelikult olen tahtnud, siis ma ei tea, kord sain olla lõpuks ekstüruku juures, kuigi enam koos ei olnud. Ja me olime noored, me ei räägi nagu tänasest vanusest, vaid ikkagi niimoodi, et ta ema isa oli ikka seal. Ja ta oli alakas, ja ma olin täisealine siis juba. Ja siis mul õnnestus nagu läbi treeneri elada autentses spordiühikas. Et niimoodi tegelikult nagu päris tegelikult ei tohtinud, aga niimoodi räägiti kuidagi nagu asjad niimoodi, et jättis mulje, et ma nagu sobin sinna. Ja saingi olla autentses spordiühikas. Inimesed käisid koolis, mina ei käinud koolis, ma käisin trennis autentses siis selle konkreetselt spordiala poistega. Ja lõunatel ja õhtut hommikutel said süüa seal sööklas ja kõik nagu elasid ühikas. Et aga lihtsalt ma ei kujuta ette täna nagu, kuidas see mõjus sulle või kuidas sa nagu toime tuled sellega, et sa elad võõras riigis telgis? Tead, kuna ma alati teadsin, et ma saan alati koju tagasi tulla. Nagu, et ma ei tea. Aga raha polnud. Jaa, aga ma ei tea, küsin ema käest, venna käest, õe käest, et mul oli nagu see alati olemas, et jah, seal mul ei olnud ja see oli isegi nagu tsipa põnev, et vaatab, kuidas hakkama saab, et nagu ei tahtnud mingi esimese asjana raha küsida ka, ja ikka lootsid, et äkki ma saan mingit tööd ja seal ma muidugi sattusin ka mingite skämmerite otsa, kes võtsid mingi viimasegi penni enam-vähem sul taskust ära, et süke minu jaoks täiega silmi avardav, aga ma ütleksin nagu, et kui ma oleksin lapsevanem, siis ma kindlasti ei tahaks, et mu laps mingit sellist asja teeks ja ei soovita võib-olla ka, aga väga ma ei tea, silmi avardav. Naisterahvana, tütarlapsena, mis mõtlen alati seda, et nagu meesterahvas läheb ja on sellises karmis nagu maailmas ja karmides oludes on okei, saab hakkama, aga naist on ikkagi õrnemad ja nagu mulle kuskilt tundub, et ohtu on nii palju rohkem. Aga jällegi ma ei tea, vaata, kas London, mul jutu tundub, et lihtsalt, et London on jube kuskilt nagu jube agressiivne ja kuri tegevus täislinn. Ta kindlasti võib olla, samas see inimene, kellega ma läksin, ma täiega usaldasin teda, et ma ei läheks igaühega. Ja ma olen tegelikult suht ettevaatlik inimene, kuigi ma teen mingeid imelikke tempe, aga ma enda jaoks kaalun täiega läbi, kas see on okei, et ma ei lähe nagu lihtsalt niisama. Et, ja temaga ma tundsin ennast täiega turvaliselt ja ta oligi täiega turvaline inimene ka. Et kuigi seal kindlasti oli selliseid situatsioone ka, mis natuke vahepeal mõtlen, et okei, nagu oleks võinud päris halvasti minna, aga ma ei tea, kõik läks hästi. Kaua sa Londonis niimoodi olid siis? See oligi lihtsalt üks suvi. Siis, ja meie mõte oli tegelikult see ka, et me tahtsime India jaoks raha koguda, aga siis ma ei saanud üldse tööle ja siis jah, kuidagi see mõte jäi, et siis sellel hetkel me ei läinudki Indiasse ja siis me läksime ka, ma tulin Eestisse ära, tema on siiamaani seal, teeb veel oma tänava muusikat ja tal läheb päris hästi, et ta sellega, nüüd ta juba esineb mingites teistes kohtades ka, aga ta on tänava peal ka teeb jah. Sai kerge hoo sisse muusikuna. Ja ta on selles mõttes, et tundub, et mingi tänava muusikaga
tema oli selline inimene, et olime veel Eestis, sõitsime kuhugi Rummu karjääri vaatama ja siis tal oli kitarr seal taga, mingi mängib kitarri ja siis pani nagu bussis turvavöö, onju. Ja ma mõtlesin, et noh, et nagu nii mage, ja siis ütles, ellu jääda on cool. Okei, ma panen ka siis turvavöö kinni. Et nagu mingis mõttes nagu rebel, onju, aga samas täiega nagu turvavöö kinni ja siis nagu, noh, ma ei tea, siuke inimene. Ja bussis tavaliselt ei panda turvavöösid peale, kuigi täna minu meelest juba rohkem vist öeldakse, et tegelikult vähemalt seal esimestes ridades, et tegelikult tuleks panna. Tegelikult on ju loogiline, et sa paned bussis turva peale, aga autos ju paned. Et nagu, et ühtemoodi liikluses ja kiirus on ühtemoodi sama suur. Päris huvitav. Okei, aga mul on küsimus pandud siia endale kirja ka selline, et mis tõmbab sind selliste kogemuste poole? Sest tundub, et need kogemused, mida sa kirjeldad, enamik inimesi reaalselt väldib. Noh, mina täna ei kuutaks ette, mul tulevad tohutud hirmud kohe, ma tunnen nagu, mul kohe mõistus hakkab genereerima ülihalba stsenaariumi, mis võib juhtuda. Ma võib-olla enam ise ka niimoodi ei teeks, aga mul ongi võib-olla see tunne, et mingis mõttes ma kompenseerin seda, et ma ei ole elus midagi saavutanud. Või nagu, et ma mõtlen, et kui ma vaatan tagasi, siis kas mul on vähemalt midagi mõelda, et nagu midagi on tehtud või mingid kogemused, on ja. Et ma arvan, et seda ma olen üritanud sipa kompenseerida, aga samas mul on ikka mingi siuke, ma ei tea, põnevus või nagu ma satun mingite ägedate inimestega kokku, et ma ise võib-olla ei teekski seda asja, aga siis see inimene on nii äge ja mu arvates, et ma olen okei, ma tulen kaasa või lähme teeme või kuidagi. Äge on see, et siukseid asju kaasa tehes, ma kujutan ette, et sa oledki sattunud kokku nagu, see spontaansus viib igasugust huvitavat inimestele, et ja tihti peale need inimesed võivad osutuda, tänasest saatest me oleme ju kuulnud ka need lugusid, küll sa olid seal Austraalias suhe või mingi muu asi, et lood suhteid ja tekivad nagu täiesti teised olukorrad ja kogemused, mida muidu polekski tõenäoliselt elu sees nagu tekkinudki. Jep, nii on. Tegelikult see on päris lahe, et kuule, vaata, kes kuulab, siis äkki te ka ma ei ütle, et lähete Londonisse telkima, seda ei mõelnud, aga ma mõtlesin seda, et pigem, et astute ka enda varjust natukene äkki üle vahepeal. Aga see on huvitav, kuidas vanus muudab, vist täna tunnen, ma saan täna 35 ja vanus ikkagi nii palju muudab, et ma räägitaks ei julge täna isegi reaalselt minna enam perega nagu reisile. Näiteks sellises olustikus, et ma näiteks ei ole kindel, kas mul on pärast elamisraha või kui ma tulen seal toime. Mingisugune nagu shift on toime minus. Ja ma olen naisega arutanud ka, kui näiteks läheks tripiks autoga kuskile Euroopasse, me sõitsime terve Euroopa läbi, peaaegu on autoga kahekesti ja last. Kurat, ma ei teaks, ma julgen täna. Nagu päriselt ka, nagu ongi nii õige, ma olen meesterabas, aga ütlen ausalt, ma ei teaks, ma julgen. Mingi nagu hirm on laps, nüüd on nagu laps ja naine, et nagu vastutan nagu kahe eest, lisaks enda eest veel, et kurat teab igasuguseid nagu, et halvaga igasuguseid debiilikuid on iga pool, kes tegelikult võivad mis iganes sinuga teha või kuhu sattuda. Mingi teatav hirm on nagu tekkinud või ohu nagu tunne. Samas tajun seda, et seda nagu liiga palju. See nagu liiga domineerib ja ma ei tea, mis seda põhjustab, aga midagi halba tegelikult pole kunagi juhtunudki, see mõttes kunagi sellist asja tõnes, aga see on huvitav, kuidas mingi shift on nagu mul toimub viimase 2 aastaga. Aga sul ei ole? Ma arvan, et ma olen viimasel ajal tegelikult üsna tagasihoidlik olnud, et ei ole midagi väga julget teinud viimasel ajal. Reisid ainult saarele ja mandrile. Ja, et see on juba ka oma ette siin praami peal, mine sa tea, kes seal vastu tuleb. Et mõtlen, mingi üks viimane suurem reis oli Vietnamisse, aga see oli ka meil juba päris hästi ära organiseeritud ja võib-olla 2022 ma käisin Indias, mis oli ka natuke siuke. Mis sa seal tegid? Tegelikult ma tahtsingi minna Ram Dassiga seoses nendesse templitesse, kus tema käis mediteerimas ja siis ma isegi ei tea, mis pidi ma tutvusin ühe USA naisega, kes on tegelikult Ram Dassiga retriite teinud. Ta kuvitavad seosed, et jälle elu viib kokku. Ja siis tema tegigi mulle seda India tuuri, et ta näitas mulle neid kohti ja seal Indias ka ikkagi ta oli ise elanud juba mitmeid aastaid, ta teadis neid tavasi ja kombeid ja kuhu minna, aga seal ikkagi ka juhtus mingid imelikke asju vahepeal, et blond tüdruk, ma ei tea, ma oleks võinud kohe ennast täiega ära katta, ütlen lihtsalt nagu, et
jah, ise olin natuke rumal, et blondid inimesed saavad seal väga palju tähelepanu, jah. Aga miks? Sest neil endal ei ole, on ju? Nagu ükskõik, kas mehed, naised, lapsed, kõik tahavad sind katsuda ja sa oled nagu, sa oledki nagu superstaar, mis mingis mõttes on äge, aga seal need mehed vahepeal oli küll siuke tunne, et nad nagu listud sinna tukk-tukki ja nagu ja taega on, et kui sa seal New Delhis ära kaod, siis nagu sa oled kadunud lihtsalt. Et see on ikka nii suur suur on isegi liiga vähe öelda. Päris hull jah, et niimoodi nagu mingites, veel täna ka vaata, kus infoajast on nagu nii suur, et tegelikult sa saad ju oksendamise neid pilte ja videosi vaadata blondidest naistest nii-öelda, kui tahad, ka veebis on. Aga et sul ühiskondlikult kultuuris sõidab ikkagi katus niimoodi ära, kui sa näed nagu, sama vist on Egiptuses, ma tean. Ma ei tea, kas täna nii tugevalt on, aga mingi aeg oli ka blondid naised, inimesed pidid seal jah, täitsa hullu jooksma. Et jah, ja kindlasti ma oleks saanud ise olla kuidagi nagu targem ka, et ongi alguses ma ei pannud mingit rätti väga pähe ja niimoodi, aga lõpus ma olin küll nagu, et üritame võimalikult palju mitte näidata, kes ma olen ja siis vaikselt toimetada. Mis sul järgmine plaan on? Kus sa veel minna tahad? Oled sa mõelnud kõba ei ole? Kusjuures mul ei ole praegu üldse mingit soovi, et ma tahaks kuhugi väga minna. Et kui keegi, ma ei tea, tuleb mu ellu kutsub, et lähme, siis ma ilmselt olen nagu, et okei, davai, aga see oli üleskutse. See oli see tänane üleskutse. Ootan pakkumisi. Et kui keegi tahab, siis kirjuta. Ega ilma naljata, ega ma ütlen, siin võib tekkida küll, sul oli postkastini kirju. Okay. Mul ikkagi on jälgeskond, kes on ikkagi selline, kes võtab kinni, kui midagi ütled. Et siis võid olla valmis. Ja, aga ja siis rääkides mingi manifesteerimisest ja unistused, et ma olen seda kõike teinud, ma tean, et see toimib, paned unistused kirja, paned sammud kirja, kõikidesse asjadesse usun, tean, et toimib, aga ma olen kuidagi vaata, ma rääkisin mingist sellisest raamatust nagu Ishmael, ja see raamat, ma lugesin teda pool aastat tagasi ja see muutis mul nagu midagi nii kardinaalselt mu sees, et mul nagu mu varasemad unistused, need lihtsalt ei ole olulised enam. Et jah, midagi on täiega, mingi hästi suur shift on minu sees toimunud. Ma ise ka veel täpselt ei tea, kuhu ma suundun. Praegu ma mingi sattusin siia sinu podcasti, aga mul ei ole õrna aimugi, nagu mis must saab. Nagu, jah. Ma arvan, et see on väga eluterve, et lõpuks ongi see, et kui palju, me rääkisime sellest kontrollist ja spontaansusest, et kui palju üldse on mõtet või võimalik ette nagu mõelda planeerida, et need unistused võivad olla, need muutuvad ajas nagu nii, vastavad meie enda isiksusele ja enese arengule, aga ma olen suht sarnases kohas nagu sinuga, mul on küll mingi vision board, mille ma olen siia endale eelmise aasta alguses kunstlikult nagu loonud, midagi on neist nagu täide läinud, suur osa ei ole, aga kui ma mõtlen nagu selle peale, et mida ma elult nagu tahan või millest ma unistan, siis tekib siuke tunne, et ma ei oska unistada enam. Kõik on juba täidetud. Ja mitte seda, absoluutselt, vaid vastupidi, et nothing excites me. Ja see on hakanud tekitama küsimus, et what the fuck toimub nagu, et kas on probleem või on midagi lihtsalt mingi shift on toimunud enda sees, kus ma väärtustan võib-olla midagi muud, kui see, et lihtsalt, et ma tahan kogeda seda ja katsuda seda ja näha seda. See on ka tore, aga et kas ta ei paku nagu sellist excitementi mulle enam see mõte isegi mitte. Et ja siis mõtledki, et huvitav, et aga miks ma siis ei koge neid asju, millest ma vahepeal mõtlen. Sest ei kogegi, sest et see excitement puudub ja tegelikult sa nagu väga ei taha ka vaata. Aga vaata, budismis on see attachment, ja mulle tundubki, et mulle endal on ka see attachment on jäänud palju väiksemaks ja üks osa sellest on see, et Ingvar Villitoo need praktikad, mida ma olen teinud, ehk ma olen näiteks vabastanud mingi emotsioone ja mõttemustreid, et enda puhul ma saan küll öelda, et see on mind hästi palju aidanud vabastada, aga siis ongi kuidagi ka see, et enam mingid asjad lihtsalt ei tõmba nii palju, aga ma ei tea, elurõõm mul tegelikult on ikka jäänud nagu või et jah, aga siuke materiaalne osa mind enam väga, kuigi
ma üritan olla minimalist, samas mingis mõttes ikkagi olen materiaalne ka, on ju, aga see ei ole enam nii oluline. Tundub, et päris, minu kogemus või minu mõttele, päris ennast nagu materiaalselt alla lõigata vist ka ei saa, on ju, et nagu vähemalt mulle tundub, et väga keeruline sellisel juhul või tõesti, kui siis see tuleb tõesti nagu sul tõesti sees kuskil väga loomulikult, et sind üldse ei koti, kuidas sa oled, milline sa oled ja mida sa atmosfäärina või environment'i ümber näed, aga ma saan aru, mis sa mõtled selles mõttes, et aga mul tekkis küsimus Ingvar. Ingvar on ikka saates siin. Jah, ma olen isegi näinud, jah. Oled kuulanud ka jälle seda episoodi? Ma arvan, et ma mingi tükk aega tagasi kuulasin seda, et ma enam, aga ma tean, et ta on käinud siin. Mina esimest korda nagu suhtlesin taga siis ja täitsa nagu täitsa sümpaatne inimene, et mul nagu ei ole midagi nagu öelda, aga mul tekkis küsimus, et kuidas sa sinna jõudsid siis? Lihtsalt ma arvan, et ma ise olengi enda katsealune. Et ma olengi hästi palju mingeid erinevaid tehnikaid kasutanud, proovinud ka. Ja siis ongi, et kas ma nagu äkki liiga palju on, aga ma ei tea, iga tehnika, mida ma olen proovinud, tegelikult on mulle alati midagi andnud, aga lihtsalt nagu, et ära jää sellesse kinni. Et ma nagu katsetan mingi aja ära ja siis see teeb oma töö ära ja siis ma ei tea, kui mul on midagi vaja, siis tuleb midagi uut ja kui ei tule, siis ei tule. Aga jah, mingid meditatsioonid mul on jäänud, mida ma teen. Ja tegelikult seda emotsioonide vabastamist ja mõttemustrite vabastamist ma teen ka suht ikkagi, võib-olla mitte iga päev, aga üsna tihti. Et ma ei tea, kui oledki, ma ei tea, tuled tagasi oma lapsepõlve koju, vaata, siis tulevadki need vanad asjad lihtsalt nii hästi jälle meelde, et siis kuidagi neid vabastada või emotsioone, et päris selline hea, tervendav. Nii et ei saa ikkagi öelda, et sa oled puhtalt tervenenud või muutunud rõõmsamaks tänu sellele, et aega edasi läinud, vaid ikkagi oled tegelenud. Ja. Ma ei tea, kui ma ei oleks tegelenud, ma ei tea, kus ma oleks. Kas mind oleks üldse, ma ei tea. See on see, mida ma arvan, mida on inimeste nagu raske mõista ja teistpidi, mida ei taheta teha, ongi see vastutuse võtmine, on ju. Ma tegelen endaga ja isegi kui ma ei oska, siis ma annan ennast parimat ikkagi otsida, on ju, et ma ei, ja ma saan aru, et on elus hetki, kus ei oskagi võib-olla, on ju, aga siis tihtipeale ikkagi see, tundub, et see ajend ise või see impulss kuskil kuklas, et ma tegelikult soovin ikkagi, et see asi saaks lahendust või läheks kergemaks, toob siis selle nagu mingisuguse, pusletüki. On jah. Mul on veel selline segment või küsimus pandud siia alla, et sõna müüt. Et mida sa sellel mõtled, et me elame nagu müüdis? See teema tuligi mul sellest raamatust Ishmael, Daniel Quinni Ishmael, mida ma lugesin pool aastat tagasi. Aga nagu see taipamine minu jaoks on tulnud nagu läbi aegade, et lihtsalt, Ingvar on öelnud minu meelest sellise lause, et kui sa oled oma mõttes, siis sa oled alati ühe mõtte kaugusel reaalsusest. Ja ma olen enda puhul märganud, et okei, minu meelest on ka nii, et siis ma ei pane tähele, mis siin on, vaid olen oma peas, on ju. Siis mulle meenus see, et kui ma olin Tartu Ülikoolis semiootikat andis Mihhail Lotman, ehk semiootika ehk teadusmärkidest või mingi sükkaine. Ja siis ta joonistas tahvli peale tooli, kirjutas sinna tool ja siis ta ütles, et ma joonistasin siia tooli, aga see ei ole ju tegelikult tool, on ju. Et see on lihtsalt mingi märk või suunis või viide. Ja siis, kui ma sellel hetkel seda, mul nagu peas toimus täielik plahvatus, et vau, nagu et ongi nii, et see ei ole ju päris tool. Ja mulle tundub, et mõtetega on ka nii, et mõtted alati viitavad mingisugusele kogemusele, aga nad ei ole see kogemus ise. Et ma räägin oma vipassanast, aga see ei ole see kogemus ise. Aga me jääme nagu hästi kinni oma mõtetesse või nagu, et see ongi see mõte on see ja see on see mingi, ma ei tea. Eriti negatiivses vormis. Jah, et ja siis oleme oma mõtetes kinni ja siis ma lugesin seda Daniel Quinni Ishmaeli ja tema ütleb, et me elame mingisuguses müüdis praegu ja see müüt, milles me oleme, on see, et maailm on loodud inimesele. Ja miks selline müüt, et
kui see on loodud inimesele, siis see tähendab seda, et ta ei ole loodud, ma ei tea, meduusile või sipelgale või ma ei tea, koerale, kassile. Ja siis ma mõtlesin, et kas see nagu on tõsi, aga samas, kui ma vaatan, kuidas inimesed toimetavad siin planeedil Maa, siis me oleme selle suht nagu ära omistanud, metsad võtame maha, kõik, ma ei tea, loomi kasvatame nagu, me ei mõtle, et nendel lehmakestel on mingi tunded või väga, et nad on meie nagu toit. Nad on, ma ei tea, aitavad meil elus olla, aga et planeet ei ole loodud nagu lehmale, ma ei tea, elu nautimiseks või ja siis ma mõtlesin, et okei, minu meelest see täiega, et mulle tundub, et see on tõene ja siis ta läheneb kuidagi hästi antropoloogiliselt, et kuidas me oleme jõudnud sinna, et me oleme nagu nii pekki läinud. Ja see raamat oli täiesti šokeeriv mulle, et see oli täpselt see, et nagu The Matrix, et kui sulle antakse see pill, ma ei tea, kas siis see punane või sinine, et kui ma lugesin selle raamatu läbi, siis ma olin nagu, ma ei saa enam mitte näha. Ja siis ma vaatan teisi inimesi, ma olen nagu ma nagu ei oska isegi seletada, aga see raamat on nii geniaalselt üles ehitatud, täiega loogiline, see ei ole üldse nagu mingi, et see mingi kosmos või see ei ole üldse siuke, täiesti tavaline antropoloogilised lähenemised näiteks, või siis ta näiteks toob seal, ta räägib hea ja kurja tundmise puust ja siis see Aabel ja Kaini lugu piiblist, aga ta toob antropoloogilise nagu nurga, miks siuke lugu võis tekkida ja kuidas. Ja kui ma seda lugesin, ma olin ka nagu kõik see müstiline lihtsalt sai nagu loogilise kuju, miks siuke asi võis tulla ja minu maailm on sellest täiesti pea peale pööratud ja tänu sellele mul ongi nii, et ma päris täpselt ei tea, kuidas ma peaks edasi minema, sest et ma saan aru, et enamus maailma elab selles müüdis, et maailm on loodud inimesele, aga tegelikult see peaks olema loodud kõigile. Ja siis ma lihtsalt mõtlesin, et kui ma saaks sellest Ishmaelist kas või nii palju rääkida, et keegi hakkaks seda lugema, et tekiks, ma ei tea, siis kollektiivses alateaduses mingi siuke, et see tuleb pinnale või et siis mõtled, et äkki see kuidagi, ma ei tea, aitab. Selle nimi oli? Ishmael, Daniel Quinn. Et ma isegi ei suuda seda nagu nii hästi lahti rääkida, aga ma ise lugesin seda praegu juba mingi 3. korda ja iga kord tuleb sealt siukseid taipamisi, et vau, nagu väga, väga vinge raamat. Korralikult lugemist kuulatavad. Aga ma ei ole ühtegi neist kuulnud. Tegelikult see Ishmael Daniel Quinn vist isegi on läbi käinud. Kuskilt nagu need teised on täiesti võõrad. Okei. Et see Ishmael on selline ka, et ma arvan, miks mul on teda lihtne, või mitte lihtne, aga miks ma suudan teda vastu võtta on see, et mul ei ole näiteks lapsi. Et kui sul on lapsed või pere, sa vaata tahad nende jaoks, et kas või nagu mõelda, et maailm on ikka hea koht, aga see Ishmael natuke purustab selle ära, et see lugu, mida me praegu etendame, tegelikult me oleme ikkagi suht nagu need pahalased, ja ma arvan, et paljud saavad sellest ise ka aru, aga natuke nagu tahaks mõelda, et äkki ikka ei ole, aga ta seletab seal täiega hästi ära, et okei, me nagu olemegi need pahalased, aga ta toob sinna selle teise võimaluse, et ta siis annab võimaluse uueks looks, mis aitaks elada nii, et ma ei tea, kogu planeet võiks olla natuke parem koht. Aga ega ma ei tea, kas jõuame sinna. Ja samas ma olen nõnda, et äkki ma sain valesti aru ja see oleks nagu parim uudis. Kui ma sain valesti aru ja tema sai valesti aru ja aga kardan, et ei ole nii. Ma ise kardan sama, et ma saan aru, millest sa räägid ja olen seda ka vaadelnud kõrvalt ja märganud ja ka see on jällegi osa, ma arvan, et on nii on, et ma olen natuke aksepteerinud sellega, et minu mingid vaated ja väärtused on vähemuses ja see on okei. Indias öeldakse, et praegu on Kali Yuga ja Kali Yuga on kõige halvem, Yuga on nagu aeg, või mingi siuke periood. Kali Yuga on kõige halvem, et see ongi see, kus inimesed on ahned ja vaata sa siin alguses ütlesid, et üks naisterahvas ütles, et praegu ongi kõik nagu
et see ongi umbes seesama, ütleme, et me oleme sellel ajastul, mis ei anna vabandust selleks, et lasemegi, las minna, nagu et kõik on juba niikuinii nii pehtis. Oleme ise ka siis. Et endaga peab ikka vaeva nägema. Valgus peab särama. Ei, nii on, et ega nii on see mõttes, et just eile ütlesin naisele ka, et või üle ei mäleta mingi muul teemal, et ma ei mäleta, kus see arutelust tuli, aga mingitest omavahelistest teemadest ja siis ütlesin ka, et mul on nagu alati valida, kas ma olen solvunud või ma jätkan tingimuseta armastuse andmist. Mul on lihtsam, ma pean otsustama. Ma siis pigem valin selle tingimuseta armastuse andmiseni. Isegi kui ma olen solvunud ja haavunud, siis ma ikkagi jätkan selle andmist. Et ma arvan sama muude valikutega, et igal juhul me peame inimestena valima, kas ma olen negatiivne või ma olen positiivne. Ja saa mitte valida. Ja isegi kui see valik on nagu alateadlik, siis see valik igal juhul on. Et teine koht on hakata ennast märkama, kumb see valik on. Ma ei tea, millest sinuga veel rääkida. Ma ei tea. Kas sul on midagi veel, mis sa tahad äkki jagada või edasi anda või just nagu selle mõttega, et inimene, kes meid kuulab ja vaatab, et tunneks ennast veel kuidagi ära läbi sinu või sinus iseennast või endas sind ja võib-olla ka see koht, kui ta tunneb, et äkki ta on midagi sarnast nagu kogemas või kogenud, et siis kas sina võid olla inimene, kelle poole ta võiks nagu pöörduda või kellega vestelda või kokku saada või kontakti luua või? Jaa, kindlasti võib. Et see oleks täiega äge kusjuures, et nagu siin alguses oli, et mis nüüd mina on, et mis mul ikka on anda, aga kui keegi ongi, võib-olla on mingi raske koht või ma ei tea, tahab lihtsalt rääkida, et ma kindlasti olen kuidagi mingit pidi olemas. Oma positiivsusega. Ja lendan positiivselt peale, teeme ära. Et selles mõttes olen olemas ja nagu see inimkontakt, ma arvan, see ongi põhiline tegelikult siin, mida me teeme. Et see on natuke nagu ära kadunud võib-olla, aga ma arvan, et selle jaoks me siin oleme. Ja nagu ma ei tea, vaatame, mis siit välja tuleb, ega ma ise ka ei tea nagu... Ega ma ka ei tea, ma lihtsalt tean, et inimesed on, kes vaatavad, kuulavad, on väga agarad kirjutama ühendust võtma inimestega, kes siin istuvad mul teise pool lauda tihti, nii et see oleks täiega lahe. Innustan tegema seda päris, et kui sa tunned ära või tundsid ennast või tundsid ära selle koha, et tahaks kirjutada ja see isegi pea üldse mingi pakkumine olema ega mingi soov lihtsalt midagi jagada, siis tee seda, teeb alati rõõmu. Ma kuulen tagasidet inimestele, kes on siin saates käinud, et alati inimeste meeldib, kui neile kirjutatakse saate peale, et midagi läks nagu korda või miski kõnetas, miski meeldis ja pani mõtlema, nii et do it. Just do it. No aga siis on meil sinuga praegu nii. Jah. Meil tiksus tund 51 täis. Mõtlen, me oleme 2 tundi sinuga siin peaaegu vestelnud. Aeg lendas. Ei tundu 2 tundi, enne? Jaa, täiega kiiresti läks, jah. Aga väike süke 2 tunni nakkena täis saanud ja ma tänan sind, et sa julgesid rääkida. Ma olen ikkagi veits nagu šokis algusest heas mõttes, et nii rets nagu kogemus, et ma tõesti imestan, kuidas sa sellest nagu üle oled saanud, et muidugi ilmselt kõik lõpuks kuidagi saavad, aga ma ei kujuta ette, jah. No, ma ütleks parim õpetaja. Jah. Ja ma tänan sind, hea kuulaja, vaataja, et sa olid ka meiega ja vaatasid ja kuulasid ja ega muud ei olegi. Tee lihtsalt palve, et jaga seda episoodi vähemalt 1 inimesega, võiks rohkem olla, aga vähemalt 1-ga ja kohtume juba järgmistes episoodides ja kui sa lähed Saaremaale, siis Liisa on sul isiklik giid. Jaa. Võin olla küll. Okei. Tšau, tšau. Tšau, tšau.